Attention passengers, we've now reached our destination. Tere tulemast Kuhu nüüd podcasti. Mina olen Alex. Ja mina olen Kelly. Ja siia podcasti me kutsume kõige ägedamad reisientusiastid, kes räägivad sulle erinevaid ägedaid, kuhu sekka kindlasti ka nippe, trikke, häkke ja ka sellest, kuidas reisida. Ning kui sul on praegu võimalus, siis nii Spotify's kui ka YouTube'is on olemas videopilt, nii et mine tšekka seda järgi. Ja selle video pildi on aidanud meil sinuni tuua Fotopoint, kes meid oma fototehnikaga on siis aidanud, ehk siis reitisime sealt selle. Ja tegelikult üldse, et see, et me täna oleme kõik siin ja et mina ja Kelly ühed kohtusime siin elus ja tulime selle idee peale, sellega me saame ainult tänada, selle eest me saame ainult tänada meie tänast külalist, kelleks on Karmen. Ja täna olemegi tulnud Karmeni mõnusasse kodukesse, et rääkida tema kõige värskemast reisist, mis kestis päris mitu kuud, päris pikalt. Ja kuna ta jõudis alles tagasi, umbes nädal aega tagasi, siis nüüd me olemegi täna siin, et kuulata värskeid emotsioone viimasest seiklusest. Ja viimasest viiest kuust, jah. Aga enne veel, kui me jõuame nende kõige põnevamate teemade juurde, siis jaga meie kuulajatele, kes sa oled ja tutvusta ennast natuke. Mina olen Karmen. Materiaalses maailmas siis pärit Saaremaalt ja töötan vabakutselisena sotsiaalmeediaturunduses. Aga sellest natukene nii-öelda välja poole minna, siis mulle meeldib öelda, et ma olen sisemise ja välise maailma rändur. Ehk siis mulle meeldib kõik see, mis paneb mind proovile. Mulle meeldib enda mugavustsoonist kogu aeg väljas olla, katsetada ja enda unistusi püüda. Väga äge. Wow. Palju sa harjutasid seda tutvustamast? 4 korda. Issand, kui äge. Ja kui me keskendume praegu peamiselt sinu sellele kõige viimasele reisile, siis tegelikult mind ennast huvitab ja ma arvan Aleksit ka, et kuidas sa jõudsid selle reisimiseni või millal sa jõudsid, kui vana sa olid avastasid enda jaoks selle maailma? Oh, issand, ma ei mäleta, kui vana ma olin täpselt, aga ma mäletan, et minu esimene selline nagu üksinda reis või nii-öelda ilma vanemateta oli kuskil, kui ma olin 16-17 ja siis ma käisin ühes Erasmuse projektis Prantsusmaal, mis oli ka selline väga spontaanne, et üks päev otsustasin, et ma lähen ja 2 päeva hiljem ma olin juba seal. Väga minulik. Aga nagu kui veits kaugemale mõelda, siis tegelikult nagu ma arvan, kust ma selle reisi pisiku sain, oli lapsepõlvest, kui me käisime ikkagi perega päris tihti lihtsalt kas siis Baltikumis või Eesti peal kogu aeg telkimas, sõitsime ringi, vaatasime ringi, et selline liikumine oli minu jaoks alati mega põnev, et ma arvan, et see nagu pisik tuleb sealt lapsepõlvest. See on üliäge tegelikult, sest praegu, kui sa räägid sellest, et mis sul see esimene Erasmuse trip oli, siis mul tuleb täiega meelde, mida ma võib-olla ei olegi varem niimoodi mõtlenud, aga ma arvan, et minu üks reisipisik on kindlasti Karmenilt olnud. Kuna ma mäletan täiega, kui sa käisid vist päris mitmes projektis ikkagi. Ja kui ma noorem olin, siis see oligi minu nagu põhiline nagu reisimisviis, et ma käisin Erasmuse projektides ja. Ja siis oligi niimoodi, et mina olin liiga noor, et nendesse kandideerida ja mäletan, kuidas Karmen jälle läks kuskile. Ma olen mingi, tore küll, meie siis. Ja siis Karmen oli, rahu küll, me otsime, me leiame sulle ka mingi projekti ja no üldse põe. Ma täiega mäletan seda, sest et minu meelest sa ükselt käisidki, võib-olla mulle tundub, et sa käisid nagu iga nädal kuskil. Aga ma mäletan, et ma olin mingi, kui ma olen ükskord 16, siis hoidke alt. Ja ma käisin päris, kuigi see tundub nagu tagantjärgi tundub rohkem, aga tegelikult ma arvan, ma käisin mingi kokku 4-5 projektis. Ja noh, ikkagi nagu mingi aastas korra või 2 korda niimoodi.
aga noh, tavaliselt inimesed, kes ei jõua üldse sellistesse kohtadesse või siis käivad korra elus. Et aga minu arust, kui sa nagu korra käid, siis sa nagu tahad uuesti, sest et see on nagu selline esimene mugavustsoonist välja, samas sa oled ikkagi nagu eestlastega, kuigi sa ei tea neid võib-olla. Aga samas sul on nagu ikkagi mingi nagu turvatunne ümber. Aga samas nagu sa saad seda uut kultuuri natukene, et nagu põnev. Et see on sinu jaoks selline ideaalne viis, kuidas alustada reisimisega, olles noor ja... Kindlasti. Et nagu pluss sa ju ei pea ise selle eest põhimõtteliselt mitte midagi maksma. Et see on kindlasti ideaalne viis, kuidas alustada. Et mina sain nagu väga suure julguse kindlasti sealt. Noh, ma mäletan enda esimest projekti, ma ei julgenud inglise keeleski rääkida inimestega. Õnneks ma olin enda tollase klassiaega koos nagu läksin, ehk siis ma ei olnud nagu täitsa üksi. Aga see oli ikka päris hirmus. Kui kaua see esimene projekt kestis? Ma arvan, kaua nüüd ikka kestavad tost mingi nädal aega kuskil. Okay. Aga noh, enamus tegelikult, mis oli huvitav, et enamus olid seal nagu vanemad inimesed, isegi nagu minu vanemate vanused. Mis oli, aga see tekitas jälle sellise nagu koduse tunde, et nagu nad hoidsid täiega. Sest et me olime sellised noorukesed seal. Et jah. Väga kihvt. Väga äge. Okei, aga esimene justkui kohustuslik küsimus on kaetud ja nüüd ma olen lihtsalt täiega elevil juba. Ma tahaks nii, me ei ole lihtsalt kuulaja sulle ka, me ei ole veel Karmeniga rääkinud üldse tema reisist, kuna ta ju nii värskelt tuli tagasi, nii et ma olen täpselt sama elevil kui sina praegult. Lihtsalt, et kuulata sinu seiklustest ja kõigest, aga ma kõigepealt üldse küsiks, et kuidas üldse jõudsid praegult sinna punkti, et okei, ma ostan selle lennupileti ja ma lähen ja sa läksid Indoneesiasse? Ei, ma läksin Vietnami kõigepealt. Vietnami. Et kuidas sa jõudsid selle otsuseni lõpuks? Ja täitsa üksindaga minna? No kui aus olla, siis ma alguses ju täiesti üksinda ei läinud ja tegelikult nagu kus see kõik alguse sai, oli suvaline jalutuskäik Mändjola rannas Saaremaal, kus ma siis jalutasin enda parima sõbrannaga Sigridiga. Kousiki! Ja siis ta rääkis mulle, et ta oli juba ammu rääkinud, et ta tahab reisile minna, kui ta kool läbi saab. Ja siis ta rääkis mulle, kus ta siis minna tahab. Ja siis ma mõtlesin enda peas, et no pekki küll. Et ma olen alati tahtnud Vietnami või Kambodžasse minna. Siis ma ütlesin nagu välja selle taetega, et ma ei võiks nagu koos tulla. Siis ta oli nagu muidugi tule. Ja siis ma nagu jäin seda veits seedima. Siis me jõudsime autosse veel tagasi. Siis nagu see ei jätnud mind rahule. Ja siis ma ei suutnud otsustada, et okei, et nagu kumba ma siis minna tahaksin, kas Vietnami või Kambodžasse. Ja siis ma lihtsalt võtsin Google'i lahti, ma guugeldasin, vaatasin mõlema pilte, ma olin mingi, okei, lähme Vietnami, see tundub ilus. Ja siis ma arvan, läks natuke aega mööda, äkki mingi 1,5 kuu. Ja siis tegelikult see sama päev, kui Sigrid siis ära lendas Eestist, me saime veel Tallinnas kokku. Istusime kohvikus maha, võtsin arvuti lahti, mõtlesin, davai, ostan pileti ära. Ja nagu kust kohast see kõik alguse sai minu jaoks tegelikult oli juba, ma arvan, mingi 9 aastat tagasi koolis, kui ma käisin veel, nagu kui alles need esimesed reisid olid. Aga ma juba teadsin, et inimesed käivad nagu backpackimas kuskil Aasias. See oli kogu aeg mu selline unistus olnud. Et üksinda minna, backpackida ja nii edasi. Aga kuidagi nagu elu tuli vahepeal vahele ja siis ma viimased aastad üldse mõtlesin, et ilmselt seda kunagi ei juhtu, sest et tahaks juba nagu eluga nagu vaikselt nagu maha rahuneda, Eestisse nii-öelda ennast settida. Aga siis jah, elu tegi oma korrektuurid ja järsku oli see võimalus olemas ja ma mõtlesin nagu kas nüüd või mitte kunagi. Ja siis ma mõtlesin, davai, teeme ära. Mega äge. Kui sa ostsid samal päeval, kui Sigi läks oma reisile pileti, mis ajavahe siis seal vahel oli veel, et kui palju varem ta sinust läks? See oli oktoobri lõpus, kui ma ostsin. Ja ma läksin jaanuari alguses, ehk siis kuskil 2 kuud. Okay. Mis on tegelikult nagu kõige pikem aeg, mis ma olen nagu üldse lennupilet endale ette ostnud tavaliselt. Tavaliselt on see suht nagu kiirelt käinud. Et ma olen nii spontaanne, et kui ma tunnen, et ma tahan minna, siis ma nagu lähen ka. Et ma jah ei ole nagu varasemalt nii pikad piletit isegi ette ostnud. Ja siis läksid
Sigritile onju , läksid talle külla , et aga sul ju oli nagunii juba plaan jääda pikemaks ja reisida Jaa, üksinda ka ringi ja . no plaan oligi see , et ma kuu aega siis reisin temaga , sest et tema plaanis siis koju tulla ja siis edasi nii-öelda üksi vaadata . tegelikult oli mul plaan alguses 3 kuuks jääda . aga siis no üldse ei tahtnud koju tagasi tulla . ehk siis ma jäin pikemaks , aga alguses jah , me olime lõpuks koos 1,5 kuud Sigridiga . aga jah , niimoodi vist kipub olema , et kui kuskile minna ja panna endale mingi ajaline piirang , siis see piirang juhtub just olema sellel kõige magusamal hetkel , kus asjad hakkavad just ägedamaks minema . nii on . aga mis see oli , mis näiteks see hetk , kui sa plaanisid siis hakata tegelikult enda peas varasemalt juba koju tulema , mis oli 3 kuud siis , et mis need siis põhifaktorid olid , mis sind sundisid veel jääma 2 lisakuuks ? mis on seal parem kui Eestis ? peale ilma võib-olla . sul Karmen natuke punastub praegu . mõtlema . ma ei teagi , kas nagu mingeid kindlaid faktoreid oli , aga pigem oli see , et mu sisetunne ütles , et ma ei ole nagu valmis koju minema ja ma tundsin , et seda ei olnud piisavalt minu jaoks . et ma lihtsalt tahtsin rohkem , see oli kuskil , ma olin kuskil 2 kuud juba reisinud , ehk siis ma olin vist Balil . kus ma siis tulin selle mõtte peale ja hakkasin nagu vaikselt selle suunas siis nagu liikuma . et enda tööalaselt ka nagu asjad kõik paika saada , et see oleks üldse võimalik . et aga pigem jah , oli selline nagu sisetunne , et issand , et ma olen 2 kuud nüüd reisinud , et nagu mul on ainult kuu aega veel või , et see ei ole piisav , et ma tahan veel , et noh , kui ma alguses läksin reisile , et see oli ka hästi hea kontrast nagu näha , kuna Sigrid oli reisinud juba 2 kuud , 3 kuud , issand , ma ei mäletagi praegu . et siis nagu see kontrast , mis meie vahel oli , kui ma sinna jõudsin , kuidas tema nagu oli täiesti noh , nagu free flow ja mina läksin sinna enda Eesti mõistusega , Eesti energiaga , nagu mulle meeldib öelda . ja ma olin lihtsalt kogu aeg selline nagu ärev , et nagu , et me peame homme sinna minema , me peame selle planeerima , siis me peame selle planeerima ja mis päeval me sinna lähme ja noh , kõik sellised asjad . ja siis Siki oli seal kõrval , et nagu just chill nagu rahu . homme on vaja minna kuskile , kui me homme välja nuputame , kuidas me läheme sinna põhimõtteliselt . et alguses nagu see kontrast oli nii suur ja ma ütleks , et nagu seal lõpus , kui me hakkasime nii-öelda lahku siis minema mingi 1,5 kuu pärast , 1,5 kuu pealt , siis kuidagi nagu ma hakkasin sinna flow'sse lõpuks jõudma ja oligi nagu , siis ma olin seal flow's lõpuks , ma olin mingi , et okei , et ma ju ei ole veel valmis , et see lõpeks , et ma ei taha veel Eestisse tagasi minna . et ma olen nii mõnusa flow peal ja ma tahan veel , nagu ma tahan seda veel kogeda , ma tahan näha nagu , mis elu mulle pakub selle flow pealt . aga mis siis , kui Sigritiga läksid teed lahku , mis sealt edasi sai , kuhu sa edasi läksid ? no Sigridiga meil läksidki Kambodžast teed lahku , mis tähendab , et me lõpuks tegime ikkagi mõlemad Vietnami ja Kambodža . ja siis Kambodžast edasi tema läks siis koju ja mina lendasin Balile . jah . nii ja mis toimus Balil ? no Balil , ütleme nii , et ma läksin sinna tegelikult tööasjus . lõppkokkuvõttes see , miks ma sinna läksin nagu seda , noh , see oli nagu lõpuks üliväike osa sellest . ma olin alguses Balil ülišokeeritud sellest nagu , kuidas kogu turism seal on või üldse nagu , kuidas Bali toimib , sest et Vietnam ja Kambodža on ikkagi nagu noh , võrreldes Baliga turistidest täiesti tühi . ma jõudsin sinna esimene õhtu , ma mõtlesin , et issand jumal , nagu siin on nii palju turiste , mulle üldse ei meeldi siin . sest et ma olin ikkagi enda nagu backpacker nagu energias . backpacker energias , aga seal on ikkagi nagu turistid enamus . aga noh , ütleme nii , et selle kogu olukorra ikkagi tegi kõrgemaks see , et Meril oli seal ees , ehk siis mu teine sõbranna ja siis esimesed mingi 5 päeva ma olingi nagu temaga ühes hostelis . ehk siis mul ei olnud nagu ikkagi
mul ei olnud veel seda, kus ma nagu jäin täiesti üksinda, mul oli keegi seal ees, ma läksin tema juurde, me chillisime koos, tegime koos asju, et sellest oli nagu kerge paalile minna tegelikult. kas seal sa olid vist kokku ka päris pikalt? seal ja ma olin kõige pikemalt, noh, kuigi ma liikusin kogu aeg ringi, aga nagu Indoneesias ma olin 6 nädalat kokku. Okei, sest et ja kes võib-olla ei ole Karmenist kunagi veel kuulnud, siis täiega soovitan Karmenit Instasi jälgida, sest et ma ei tea vist mitte ühtegi inimest, kellel oleks nii ägedad mingid reisistoorid, et nädal aega ongi vaikus enam-vähem ja siis pühapäeval tuleb mingi recap eelmisest nädalast ja see ongi nagu täiesti haige vaadata, kuidas ja kõige toredam on see, kui vaatad Instas, et järsku Karmeni mullikesel on roosa ring ümber, siis sätid ennast niimoodi ilusti istuma. Teed teed vahepeal endale kõrvale. Ja oled valmis ja hakkad vaatama, siis sa oled mingi, wow, mis ma viimase nädala jooksul tegin, mitte midagi. Ja siis see vend on jõudnud mingi 5 kohas käia, ta on jõudnud mingi, siin on ühed inimesed, siin on teised. Wow, sellega sai jälle kokku, siis ta sõi mingit siukest asja, siis tal oli vahepeal breakdown, siis tal oli breakdown, sest et kõik on jälle hästi. Ja vaatad seda mõtled mingi, wow. Ja siis järgmine hetk oled juba Skyscanneris näiteks lennupiletil. ja eks ta nii ole. Sellest see on nii tore nagu, nii tore on kuulda nagu inimeste tagasisidet ka nendele story'dele, sest et ma ei ütleks, et ma hullult palju energiat sinna alla panen, aga mul on endal tore meenutada nagu nädalat ja ma saan nii palju positiivset tagasisidet, ma olen lihtsalt, ma olen nagu süda on nii täis kogu aeg, kui inimesed mulle kirjutavad ja eriti kui ma Eestisse tagasi tulen, kuna ma käisin eelmine aasta ka tegin sama asja, et kui ma Eestisse tagasi tulen, siis nagu inimesed ütlevad veel ekstra, et meie jaoks oli see näiteks nagu mingi family time every Sunday. Istusime kõik koos diivanile ja hakkasime Karmeni story'sid vaatama terve perega. Ja täiega nii ongi, see oli nagu iganädalane mingi siuke väike rituaal, mis et nii nagu tore on kuulata, et inimesed nautisid, inimesed inspireerusid, natukene kadestasid, aga ma alati ütlesin inimestele, ei tohi kadestada, tuleb inspireeruda sellest. Ja lihtsalt, et nagu inimesed elavad nii kaasa, et ega vahepeal, ütleme nii, et vahepeal on päris raske nagu jagada, ma olen ka jätnud mingid nädalaid vahele, kus on endal mingi nagu raskem aeg või siis selline, ikka on, kõik inimesed nagu tunnevad, et kõiki huvitab, mida mina teen, vaata. Ja siis mul on vahepeal selline tunne, et ma nagu jagan kõike enda elust ja mul on selline tunne, et kõik teavad mu elust nagu kõike. Ja siis mul on nagu tekib vahepeal mingi paanika, et issand, nagu ma ei taha üldse endast nii palju jagada, ma tahaks nagu ma tahaks Instagrami ära kustutada, see nagu käivad sellised lainetused, onju, et tahaks nagu täiesti radarilt ära kaduda, mitte keegi ei tea, mis ma teen, kus ma olen, onju. Aga siis on jälle nagu, see on jällegi nii tore jagada. Siis ma ikkagi nagu olen iga pühapäeval jälle tagasi. aga ikkagi on nagu raskemaid aegu ka, kus ei taha nagu üldse midagi jagada, sest et ongi selline tunne, et nagu kui sa jagad ja ma nagu ikkagi üritan jagada ka mingeid isiklikumaid asju seal nagu hetki, kui mul ongi raskem või kui midagi on väga toredat ja nii edasi, et aga vahepeal jah, läheb nagu keeruliseks sellega, aga siis ma üritan endale ikkagi meelde tuletada, et tegelikult see, mida ma jagan Instagramis on võib-olla mingi 1/3 nagu kõigest, mis seal juhtub. aga lihtsalt ongi see, et kuidagi on tunne, et nagu kõik kindlasti vaatavad ja kõik kindlasti panevad igat pisidetaili tähele mu story'des, onju. Tegelikult inimesed on lihtsalt, okei, võib-olla te võtate selle aja, aga nagu sa ei keskendu niimoodi, nagu mina võib-olla nendele piltidele keskendun, onju. Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et see ongi lihtsalt see, et kuidagi kursis olla ja vaadata, et just see, et mitte otsida mingi, mis sul seal täpselt on, vaid vaadata mingi, that could be me. That could be me. Just, ja samal ajal sa võid ju, isegi kui sa arvad, et sa jagad kõike oma sotsmeedias, sinna jääb alati mingisugune filter vahele. Inimesed mitte kunagi tegelikult täpselt ei tea, milline su elu seal välja näeb. See ei ole võimalik seda kõik edasi anda. Et mina väga hindan seda, et sa võtsid selle aja, sest ma ise ka mõtlesin, et
mul täpselt samamoodi oli nagu täiesti äärmusest, kas ma vahepeal tahan täiega jagada või siis ma ei taha üldse midagi jagada, aga ma arvan, et sa leidsid ka selle mõnusa tasakaalu selle vahel, et sa ei jaganud iga päev, vaid sa võtsidki selle hetke, vaatasid ise oma nädalale tagasi, mida ma üldse tahaksin jagada, mis oli minu jaoks oluline. Et see oli väga-väga mõnus tõesti ja mulle meeldib, et juba kui meie mõlema jaoks oli see selline hetk, siis ma ei kujuta ette paljude inimeste jaoks oli selline, nüüd võtame aja maha ja vaatame, mida Karmen tegi ja inspireerume sellest ja aga sa mainisid ka töö tegemist. See reis möödus sul niimoodi, et sa olid üksinda, seljakott oli seljas ja tegid tööd arvutis ehk siis nii-öelda digital nomad. Ja elasin digital nomad life'i. Mulle üldse ei meeldi tegelikult see väljend. Ma ei tea isegi miks, aga nagu inimesed ikka küsisid, et mis sa teed, et kas sa õpid või niisama reisid. Siis ma ütlesin, et ma nagu töötan remotely. Ja siis tuli mingi, you're a digital nomad. I'm like, no. I don't like this word. aga jah, olin enda seljakoti ja arvutiga. Kas see oli sinu jaoks lihtne? Et ma ei tea nüüd, kas sul oligi, kuidas sul kokku lepitud, kas sa teed iga päev mingi tunnid tööd, sest et nagu ise olles seda läbi elanud, vahepeal oli väga-väga keeruline ja motivatsioon ei olnud. Et kuidas see nagu sinu jaoks oli, kas sa teeksid seda veel? Ütleme nii, et see ei ole kindlasti igale inimesele ja ütleme nii, et see ei ole kindlasti enamus inimestele. Sest see on meeletult raske ja sina teed enda kogemusest ka, et see vajab meeletult distsipliini. See vajab meeletult eneseanalüüsi, iseenda teadmist, mingite asjade planeerimist kindlasti. Mina panin ikkagi selles suhtes nagu hullu natukene. Et ma olin selline nagu backpacker, kes töötas, aga nagu enamus nagu digital nomadid ikkagi teevad tööd ja on kuskil ühes kohas vähemalt mingi kuu aega, 2 kuud, 3 kuud. Mina panin ju iga nädal, iga 3. päev ma olin uus koht. Et nagu selle kõrvalt veel nagu tööd teha, siis ma ikkagi nagu põletasin ennast paar korda läbi ka seal. Aga ma ikkagi pushisin ja nagu sain tehtud kõik, mis oli vaja teha. Aga kindlasti oli nagu sellises hetki, kus tahaks lihtsalt kõigele nagu käega lüüa. Aga ma arvan, et ka ma olen selles suhtes väga õnnelik. Ei, oota, kuidas on lucky? Meiega koos. Sul on Japan. On Japan. Okei. Et selles suhtes ma olen jah nii-öelda õnnega koos selles osas, et kellega koos ma töötan. Et mul ei ole nagu kindlat graafikut, millal ma tööd pean tegema. Mul on väga vaba aeg töö oma tehtud saada lihtsalt ja mina ise nagu panen endale kuupäevad paika, millal asjad on tehtud. Ja selles suhtes mul on väga palju vabadust võrreldes enamus inimestega, kes teevad ikkagi enda 8-5 tööd kuskil teisel pool maailma ja siis nad on kas poole tööd või poole tööd umbes üleval või ei saa poolt päeva isegi nautida ja nii edasi. Et sellest mul oli kindlasti väga palju vabadust ja ma olen nagu meeletult tänulik selle eest, et mul selline võimalus on. Kas see on midagi, mida sa teeksid veel, et läheksid nüüd reisile ja töötaksid samal ajal? Jaa, kindlasti jah. Aga ongi see, et väga paljud inimesed, ma tean, ma rääkisin ka ju teiste nii-öelda digital nomadidega. Okei, ma alustan võtta selle lausega. Et ma rääkisin ka teiste digital nomadidega ja nemad nagu ikkagi jagasid ka enda kogemust, kuidas nad just alustasid ja kui raske see oli ja kuidas sa pead, distsipliin on nagu põhisõna. Aga sa pead ikkagi ennast ka teadma. Mina ei ole nagu nii rutiinne inimene. Ma tavaliselt, mul ongi see, et okei, et kuidas ma täna tunnen, kas ma teen hommikul tööd, kas ma teen õhtul tööd, kas ma teen päeval tööd, teen ma hommikust õhtuni tööd. Mis iganes. Et ma nagu panin üsna nagu tunde pealt, et mul rutiini sellist nagu väga ei olnud enamus kohtades. Aga mõni vajabki täiesti rutiini ja siis ta peabki olema mingi kuu aega ühes kohas ja siis saab alles edasi liikuda. Ja. Ma arvan, see käib ka naiseks olemise juurde, et meil ei ole ju kogu aeg täiesti distsipliin ja kogu aeg sama rütm, et meil ongi erinevad rütmid, erinevad faasid, et mõni aeg ongi meil täiega motiveeritud, ma nüüd teen selle töö ära ja teine päev lihtsalt ma võin siin arvuti ette istuda, aga ma ei saa mitte midagi tehtud
sest see ei ole lihtsalt see aeg. jah. Et kuidas sa üldse ise tunnetasid seda, ma ei tea, mida sa arvad, kuidas see mõjutab sinu reisimist nagu üldse see naiseks olemine ja mis on sinu sellised tähelepanekud? Kindlasti meeletult palju mõjutab, vähemalt ma ise tundsin seda. Et ma ise nagu tunnetasin just nagu mingid rasked hetked olid alati need, mis olid enne päevasid. Ja nad tundusid kuidagi eriti rasked. Ja siis paar päeva läheb mööda, siis kõik nagu tundub, polegi nagu nii hullu jälle. Et kindlasti mõjutas, ma ise nagu, ma ideaalis nagu oleks tahtnud niimoodi, et kui mul on päevateelne aeg või päevad, et siis ma olen ühes kohas rahulikult ja kui mul oli võimalus, ma nagu tekitasin enda selle võimaluse. Aga kui mul ei olnud seda, siis ma ikkagi nagu panin veits hullu. Aga ütleme nii, et ma tunnen, et kuna ma olen selle reisiga nagu saanud ikkagi meeletult heasse kontakti iseendaga, siis näiteks kui mul varasemalt olid ikkagi nagu päevateelne aeg oli meeletult emotsionaalne ja päevad olid ikkagi valulikud ja nii edasi. Et siis nagu see on täiesti ära kadunud. Ja ma tunnen nagu, et esimest korda mu keha nagu tunneb ennast nagu et see töötab lõpuks nii, nagu ta töötama peab. Ja see ongi kindlasti nii palju ka seotud sellega, kui kontaktis ma iseendaga olen, kui palju ma lasen olla endale, kui palju ma lasen endal olla naine, kui palju ma lasen olla endal nagu flow's ja tunnetada, tehagi tunde pealt asju, et nagu vahepeal mul ei olnudki, ma võingi teha mingi 22-tunnise nagu lennukitripi päevade ajal ja mul ei ole mitte midagi sellest, ma panen ikka täiega edasi. Et just nagu tunnetada vahepeal ei suutnud mitte midagi teha, onju. Et mul oli üks selline breakdown ka, mis tavaliselt enamustel vist backpackeritel nagu korra käib üle, et siis seal ka nagu päris palju nagu asju langes korraga kokku, pluss siis mul olid veel hakkasid päevad kui tulema, siis oli see ikka väga nagu raske periood. Pärast tagasi vaadates nagu tegelikult ei olnud üldse nii hullu, vaata. Midagi, jah. Aga jah, et lihtsalt, et kui on selline raskem aeg, et tundub, et kõik nagu variseb enda ümber kokku, et siis mitte teha rutakalt otsust selle pealt, vaid oodata paar päeva, vaadata, et võib-olla näedki teise pilguga seda sama olukorda. Tegelikult ei olegi nii hull, onju. Ja võib-olla oligi asi selles, et hormoonid ja hakkasid päevad, onju. Ja. Et kindlasti. Ja ma ikkagi nagu rääkisin, küsisin teiste nagu naiste käest, küsisin ka meeste käest, et nagu teiste naiste käest siis just seda, et kas nemad nagu tunnevad, et päevad kuidagi nagu mõjutavad nende reisimist. Aga see on jällegi see, mis meil ükskord näiteks naisteringis välja tuli, kui me rääkisime päevadest, oli see, et kõik naised on nii erinevad, et nagu mõnel ei olegi probleeme nagu päevadega, mõned ei tunnegi, et nagu need tulevad, need on, mis iganes, onju. Et ja siis need ei mõjutagi, aga samal ajal ma mõtlen, et on naisi, kes nagu 2 päeva on voodis siruli ja oksendavad, onju, et kuidas nemad saavad reisida või nagu kuidas nagu saaks nendel mugavam olla selles osas just. Ja samamoodi ma rääkisin ka meestega, et kuidas nagu nemad tunnevad, kas nad on nagu tähele pannud just seda võib-olla naistega reisides, sest et ikka backpackerid reisivad koos, et kas nad on tähele pannud seda, kuidas võib-olla naiste jaoks on natuke erinev, sest et ikkagi on nagu meestel on 24-tunnine tsükkel on ju ja naistel on 28-päevane tsükkel. Et see on natukene nagu erinev. Aga ütleme nii, et enamus mehed nagu ei ole sellele isegi mõelnud, mis on arusaadav ka, on ju, aga kindlasti nad hakkasid sellele rohkem mõtlema pärast. Ja tegelikult ma just rääkisin nüüd siin Euroopas, kui ma veel viimased kohad läbi käisin, siis ma istusin üks õhtu sõpradega restoranis kahe tüübiga ja hakkasin nendele sama asja nagu rääkima päevade kohta ja reisimisest ja nii edasi. Ja siis üks tüüp seal oli siis nagu ta läks nii
ekstaasi sellest mõttest, aga kuidas me siis saame naistele paremaks selle teha. aga kuidas siis nagu, kuidas mingi hostelid saaksid nagu naisi toetada selle asjaga. et nagu mida me teha saaksime. ja see oli nii armas nagu kuulata ja mis mõtted tal tulid ja siis jah, nii tore oli, et keegi nagu nii ekstaasil nagu läks sinna mõtte pealt, aga me saaks ju paremini naistele teha midagi. nii vahva. jaa, issand. aga selles suhtes ma nõustun täiega, et kõik on erinevad. ja ma pean ütlema, et ma ei saa kunagi aru, mis inimesed räägivad, kui nendel on tujude kõikumised või et enne päevi on nagu ülikeeruline aeg. sest ma arvan, tujud on küll üks asi, millega ma ei oska mitte kuidagi, ma ei oska nagu samastuda jah. ja siis ongi nii põnev kuulata. ma olen nagu väike poiss, kes kuulab praegu. aga need ongi põnevad jälle, et noh, ongi, et sa ei oska ju midagi ette kujutada, kui see ei ole sinu reaalsus, et ma ei oskagi mõelda nagu teise inimeste vaatepunktist, kuniks sa ei tule ja sa ei ütle mulle, et kuule, minul on hoopis nii ja ma olen, vau, nii on ka võimalik ja ma isegi ei teadnud, sest ma elan omas väikses mullis, et minul on kõik justkui hästi või mis iganes. aga samas oli näiteks ikkagi see, et mis ma nagu tegin reisides hästi palju, oli see, et ma jagasin inimestele. Ma ei tunne ennast täna hästi, sest et noh, ma tean, mul hakkavad päevad, onju, või ma ei tunne ennast täna hästi, sest et mul hakkasid päevad või mul on mingi räme šokolaadiisu ja nagu eriti, kui ma olin nagu mingitest meestest ümbritsetud, nagu see, kuidas nad hoidsid, oli lihtsalt nii maagiline. nagu see, kuidas nad on nagu valmis minema nagu over the top selle jaoks, et nagu, et sa tunneksid ennast siis hästi, oli nagu nii tore vaadata. et noh, naised nagunii saavad aru, aga nagu naised on selline mingi, et noh, mul on ka vaata ja pigem võib-olla ongi nagu naistel enda kogemuse pealt, et mingi, tal on tujud, et nagu, et ma ei tea, mis need tujud on, noh, ma ei tea, et nagu ei saa järelikult nii hull ka nüüd olla. aga mehed ja ikka hoidsid täiega, et nagu kui nendega avatult suhelda, et nagu ongi praegu selline aeg ja ma ei tunne ennast hästi või siis ma nagu hoiatasin vahepeal ikka ette, et nagu ma võib-olla vingun täna rohkem kui muidu. et siis nagu ikka hoitakse. et see oli hästi-hästi ilus. seda on nii ilus kuulda. ma ei ole mitte kunagi mõelnud isegi sellise asja peale. Näiteks reisides, et öelda nagu välja mingile mehele ja või üldse nagu, et kuule, mul on, et ma ongi pigem ka see, et minu enda asi ja et me nagu ei muuda neid plaane ega mitte midagi ja ma lihtsalt nagu lähen ja teen need asjad ära ja aga jällegi see on ju noh, ka austus enda vastu, minu keha on ju, et ma ju noh, täpselt see, et enda kehaga kontaktis olemine, ma tean, mida mul on vaja ja ma kommunikeerin selle välja. täpselt ja, aga noh, ongi, et paljud nagu nad ju isegi ei tunneta, mis nagu miks ma täna tujukas olen, ma ei tea, nagu nad ei mõtle kaugemale, et nagu mina üritasin alati endast aru saada, et okei, noh, vahepeal ärkad hommikul üles ja no saad aru, no nii halb tuju, üldse ei taha midagi täna teha, onju. Ja siis tahaks nagu täiega vinguda või nagu lihtsalt täiega nagu kellelegi käratada. ja siis ütled otse välja, et kuule, et sorry, kui ma täna nagu veits teravam olen, onju. et mul on lihtsalt see aeg ja nagu kõik saavad nagu tegelikult täiega aru ja ongi nagu tunnetada, noh, samamoodi näiteks üks näide. Et muidu, kui ma rolluga sõitmise selgeks õppisin, issand, kuidas ma ta armastasin nagu lihtsalt ainult sõidaks. Ja siis me läksime, ühe sõbraga läksime siis teisele Indoneesia saarele ja me olime, ma ei mäletagi mitte päeva, seal olime, aga mul oli täpselt päevade aeg see aeg ja lihtsalt nagu ja ta mõistis seda täielikult, et ma ei tahtnud mitte ükski nendest päevadest sõita, sellepärast et ma tundsin nagu ma tahan olla see backseat princess, kes lihtsalt istub ja nagu vaatab, nagu mul ei olnud absoluutselt nagu tuju või tahtmist sõita ja nagu, et ta sai sellest aru, ei olnud nagu mingit küsimust, et mingi, et nagu ma ei viitsi sõita, noh, mis iganes, vaata. Et nagu muidugi, kui sa ei tunne ennast hästi või kui sa tahad lihtsalt olla nagu ilmselgelt, nagu ma võin sõita, vahet pole, kas see on mingi 3 tundi või 5 tundi või 20 minutit, onju. Et lihtsalt nagu see, kuidas inimesed tegelikult hoiavad, kui sa nagu nendele ausalt välja ütled. Ja ma tunnengi, et just eriti, kui sa reisid ja sul tekivad need mingid inimesed ümber, siis on veel eriti oluline kuidagi kommunikeerida. Vahet ei ole, millest siis on mingid tujumuudatused või üldse, et kui on midagi, kuna sa elad nende inimestega ju
põhimõtteliselt 24/7 koos on ju, teetegi igasuguseid asju. Üliokei on vahepeal võtta ka oma aega, aga samas, et lihtsalt inimestega reisimine on nagu täiesti nagu teisel levelil juba sihuke ülesanne. Et mida rohkem sa oled avatud ja kommunikeerid oma mõtteid ja tundeid, et see teeb kõik nii palju lihtsamaks tegelikult. Ja no ongi see, et kui sina nagu ausalt julged öelda neid asju välja, siis tegelikult see nagu julgustab teisi ka ütlema. Et noh, Sri Lankal oli ka meil lihtsalt üks õhtu nagu mingi 4 tüdrukuga, kas kellelgi just algasid päevad või nagu olid päevad ja hakkasid lõppema ja siis me lihtsalt üks õhtu nagu otsustasime, et nii, nüüd lähme, mul oli just, nad ise oli hostelis, mul oli nii-öelda enda tuba ja siis ma kutsusin kõik naised endale lihtsalt külla ja siis me võtsime mingeid snäkke ja lihtsalt istusime ja jutustasime ja kõik teised läksid kuskil peole. Aga me võtsime selle nii-öelda naiste aja lihtsalt, et olla. Nii mõnus. Et see on nii oluline nagu olla avatud ja rääkida ja nagu teised inimesed saavad sinuga samastuda või hoida või aidata või mis iganes. Jaa, täpselt. Ja mõtlen, et Alex tõid ka selle välja, et see inimene, et nagu teistega reisimine on nagu hoopis teine justkui tase. Aga kui sa ju läksid ikkagi nii-öelda üksinda, et kui te Sigritiga lahku läksite, et kui palju sa päriselt veetsid üksinda aega, et minul oli küll tunne, et seal oli kogu aeg mingid sõbrad, kas siis sa teadsid neid varem või siis just kohtusid nendega, et kuidagi kogu aeg erinevad inimesed, et tegelikult see ikkagi, et me arvame või me kõik siin, et inimesed tavaliselt üks hirm on ka see, et oota, kui ma olen üksinda, kas ma saan hakkama, aga reaalsus on tegelikult see ju, et sul on kogu aeg keegi ümber, sa tegelikult oled väga vähe aega nagu päris üksinda. Ütleme nii, et meeletult kerge on ennast ära kaotada sinna nagu lõputusse nagu tegutsemisse ja käimisesse ja tutvumisse ja nagu kogu aeg sul on inimesed ümber, kes tahavad midagi teha, kes on valmis tutvuma, kes on et nagu kui sul käib kogu aeg elu ümber ja see ongi nagu see kõige olulisem koht, et sa nagu päriselt leiad siis selle hetke iseenda jaoks. Et sa nagu oskad ära tajuda, millal just sinul on nagu vaja seda hetke. No muidugi inimesed on jällegi nii erinevad, on ju. Et ma olen ikkagi täielik introvert. Ehk siis minul on vaja aega selleks, et taastuda nagu inimestest, käimistest ja nii edasi. Et mul on aega vaja üksinda selle jaoks. See oli nii ilus viis, kuidas üks sõber mul seda kirjeldas nagu seda introverdi ja ekstroverdi vahet, et introverdid ärkavad hommikuti 10 sendiga. Ja iga kord, kui nad siis suhtlevad kellegiga, siis nad annavad nagu 1 sendi siis ära ja niimoodi, et nad lõpetavad siis päeva tavaliselt nagu 0 sendiga. Ja ekstroverdid on siis need, kes ärkavad 0 sendiga ja iga kord, kui nad suhtlevad, siis nad saavad 1 sendi ja nad lõpetavad siis nii-öelda 10 sendiga. Et see oli nii ilus nagu kirjeldus, sest et inimestele tihtipeale nagu nad ei mõista introvert ja ekstrovert. Nad arvavad lihtsalt see, kuidas suhtled inimestega, aga see ei ole üldse see on lihtsalt see, kuidas sina energiat nii-öelda kogud tagasi või nii-öelda taastud mingitest suhtlustest või millest iganes on ju taastad enda energiataset. Et mina olen täielik introvert ja ma ikkagi nagu tajusin suht hästi ära nagu millal mul on vaja seda enda aega. Vahepeal nagu läks ikka veits nihu, sellepärast et mingid asjad sa pead ette bronnima. Sri Lankale minnes ma läksin ka, bronnisin endale 5 päevaks vist hostelisse voodi. Ma jõudsin sinna. Ma olin lihtsalt täiesti paanikas, et mida ma ülejäänud 5 päeva siin teen, sest et ma ei taha siin olla, mul on vaja enda ruumi, enda aega, ma ei taha inimeste keskel olla, see on veel mingi peohostel, ma ei saa siin magada ka. Ja ma olin täiesti paanikas, aga lõpuks nagu ikkagi hakkad inimestega suhtlema, saad nagu rohkem läbi, siis tuleb jälle see, et nagu tahaks igal pool käia ja nii edasi, aga ikkagi nagu 5. päeva lõpuks, kui ma lõpuks enda nagu personaalsesse tuppa sain või ma läksin sealt hostelist välja. Täiesti teise kohta, ma sain enda toa üle vist mingi 2 kuu isegi ja ma veetsin järgmised 24 tundi üksinda enda toas. Ma isegi ei läinud nagu majast välja, et mingit süüa osta. Ma lihtsalt nagu mul oli nii väga vaja seda taastumise aega.
ja siis järgmise päeva hommikul ma siis nagu sain jälle inimestega kokku, et aga ongi see, et sa tajud ära, sest et tihtipeale ongi see, et kui sa ei taju ära, et sul on nüüd enda aega vaja, siis sa lähedki krampiks, siis sa hakkad inimestega mingi nähvama, oled väsinud, noh, kõik need asjad, et sa pead nagu ära tajuma, mis nagu, mida sul vaja on, sa pead iseendaga nagu kontaktis olema ja tegelikult noh, reisimine õpetab sulle nii hästi seda, et kuidas endaga seda kontakti leida, kuidas teada, mida just sinul nüüd vaja on. Ja kõige toredam on see, et kui sa reisid üksinda, siis sa saad need otsused üksinda teha. Ainuke nagu kõige suurem jama selle kõige juures on see, et inimestel, kaasa arvatud minul, on nagu mega suur FOMO. See on nagu reisides üks kõige hullem asi. Eriti kui sa tahad, nagu kui sa tunned, et nüüd mul on vaja üksinda olla, aga kõik teised teevad midagi. Oi, kui raske see on. Ma igaks juhuks ütlen siin ka, et FOMO on siis fear of missing out, sest et ma ülitihti ei tee igasuguseid lühendeid, et igaks juhuks siis kellelegi, et hirm mingitest asjadest ilma jääda, et kui sa ei lähe. Mis on ülihuvitav, kui ma olin Mehhikos, minul oli ka ülitihti oli tõeline FOMO kogu aeg, kuigi ma teadsin, et isegi ma lähen siin täpselt samasugune nagu varem, on ju. Tegelikult lähed sinna, ei taha isegi seal olla, aga nagu vähemalt ma olin seal. Ja mu korterikaaslane oli täpselt selline, et ära vaata mingi. Ma olen kuulnud küll sellest asjast, aga mul ei ole vist kunagi seda olnud. See on kui õnnelik inimene. Nii õnnelik, ta mingi, ma lähen täpselt siis, kui mul on parasjagu tuju. Ja ta oligi, et ta vahepeal läks, siis ta vahepeal läks varem ära. Ma olen alati see vend, kes peab ka lõppu. Jah, sama. Äkki läheb paremaks. Äkki ikkagi midagi juhtub. Ei möödud enne mingi klubi sulgemist, äkki midagi juhtub ja ma olen seal ja saan öelda, et äusi. Ja see on reisides eriti nagu, eriti üksinda reisides, see on nii suur asi, millega sa pead endas nagu, vähemalt mina pidin tööd tegema. Inimesed on erinevad, on ju. Aga nagu mis minu jaoks oli ka üks suur küsimus vahepeal nagu minu enda peas, et nagu mis asi see nagu solo traveling üldse on. Et nagu ja minu vastus võib-olla üks ja sinu vastus teine ja sinu vastus kolmas on ju. Et aga ma tundsin ka täielikku nagu kõik inimesed tunnevad nii-öelda ühiskonna survet iga asja juures, siis samamoodi tegelikult solo traveling nagu selle juures on ma tunnen mingi ühiskonna surve, mitte surve, aga nagu eelarvamus, milline see olema peaks. Sul on kogu aeg inimesed ümber, sa kogu aeg teed midagi, sul on kogu aeg hullult lõbus, sa paned pidu, kõik tore on ju, aga nagu reaalsus ei ole üldse see. Et tegelikult nagu seal on nii palju, see võib olla, aga sa põletad ennast nagu paari nädalaga läbi täiesti. Kui sa ei kuula iseennast, kui sa ei mõtle, kui sa ei tunneta, mida sa ise tegelikult tahad, sa põletad ennast täiesti läbi. Ja vahepeal sa suudadki 3 nädalat lihtsalt täiesti nagu sirgelt kogu aeg paned, aga mingi hetk nagu, kui sa seda pidurit ei tõmba, siis lõpuks sa ilmselt lõpetad kuskil halvas kohas endaga nagu mentaalselt, et lihtsalt nagu endale nii-öelda enda juurde nagu tagasi tulles nagu pead läbi mõtlema, et mis see sinu jaoks on ja kas sellel FOMOl on mõtet. Ma saan aru, et see FOMO tuleb, sest et justkui see on solo traveling, et sa kogu aeg teed midagi, kogu aeg käid, kogu aeg tutvud inimestega. Aga et tegelikult, et sa võtaksid seda oma aega, et sa analüüsiksid nagu, mis sinuga toimub, mida sa õppisid mingist kohast, mingist inimestest ja nii edasi. Ja ma arvan, et kui sa töötad samal ajal, kui sa reisid, siis sul on ka lihtsam tulla tagasi endasse, sest sa lihtsalt ei saa seda lubada, et sa kogu aeg on pidu ja möll ja käimine, kuna sa tead, et sul on kohustus, et sul on vaja olla nii-öelda terav pliiats hommikul, et teha mingid asjad ära. Ja samal ajal, kui sa juba töötad ja reisid, siis see juba eeldab, et sa pikemat aega reisid, ehk siis sul on justkui rohkem aega kogeda seda kõike. Et ma arvan, et see läbipõlemine ja see kõik juhtuda siis, et kui mul ongi mingi lühem reis kuskile, ma tean, et ma ei tee tööd. Ja nüüd ma lähengi nii-öelda, annan kõik, mis mul on, ehk siis ma võtan kõigest osa. Ja samal ajal praegult ma olen ka tähele pannud, et väga populaarne kõrval siis selline lühendab tekkinud FOMO-le on siis JOMO nagu joy of missing out. Ehk siis just nimelt teistpidi on ju, et mul on hea meel olla
iseendaga ja ma ei peagi sinna minema, Jaa. sest et seal teisel pool ei pea olema, ei pruugi olla parem kui see, kus ma olen praegult, onju. minu jaoks on selline mõnus kõrvale siia selline asi. ma just üks päev keegi ütles kuskil, lugesin või vaatasin või mis iganes, üliägedalt niimoodi, et sa pead iseenda jaoks nagu välja mõtlema, et mis see kõige hullem asi on, mis võib juhtuda. Et kas ongi see, et sa kardad millestki ilma jääda ja siis selle hirmu pärast sa käid igal pool. Aga samas, kuna see on kõik täpselt sama, enam-vähem täpselt samasugune, sa oled kogu aeg seal, aga tegelikult sul on nii väga vaja seda enda aega, et kui sa muudad oma mõtte selleks, et kõige suurem hirm on see, et iga kord, kui ma käin, et ma ei ole täielikult seal, et siis võib-olla sa hakkadki nagu enda jaoks, et sa lähedki just siis, kui sa tunned. Sest et kui ma täna lähen ja ma ei saa sealt seda, mida ma tahan või et kui ma tunnen sisimas, et ma ei taha minna, et siis see on tegelikult hullem kui see, et ma lähen või et ma jään koju. Mul läksid vist mõtted segamini, aga vist saite aru ka, mis ma mõtlesin. Ja võib-olla ka küsimine endalt nagu päriselt endale otsa vaatamine, nagu sa ka välja tõid, et mida mina päriselt praegu selle hetkel vajan, on ju, et kas see on maailma lõpp, kui ma ei lähe sinna peole, on ju, täpselt, et nagu tegelikult me ju teame umbes, mis on see reaalsus või mis on see tulemus siis, kui ma sinna lähen ja et kui ma tõesti tunnen, ma olen tegelikult oma keha väsinud, tegelikult mu keha tahaks magada. Ja mida see annab mulle on see, et ma olen homme terava mõistusega, ma saan homme ringi reisida, mul on energiat palju, et mis on siis lõpuks see, kuhu mingi otsus mind viib, mida mul on vaja rohkem. Aga üks mõte, mis sinu jutust mulle meelde tuli, oligi see, et ma hästi palju esiteks mina suutsin ka läbi põlada esimese 1,5 kuuga, kui ma Sikiga reisisin. Me panime ikka 100-ga, onju. Aga ma nautisin sellest, et ma ikkagi olin Sikiga ja ma tahtsin täiega 100-ga panna, aga ma teadsin, et kui ma lähen Balile, siis ma nagu veits tõmban ennast nagu veits alla ja nagu maandan ennast ja veits rohkem nagu grounded. Lõpuks seda nii väga ei juhtunud, aga ikkagi veits nagu rahunesin maha. Aga teine asi on see, et nagu miks tundub hästi palju eriti reisides ongi nagu see, et kõik kogu aeg teevad midagi, kõik kuskil käivad, onju, et noh, ma ju peaksin ka. Ja siis oli mingi hetk, ma sain aru, aga et nagu enamus inimesed, kellega kuskil hostelites nagu tutvun, nad reisivadki 2 nädalat, kuu aega. Nad panevadki hullu, nendel ei ole ühtegi kohustust, nad ongi siin selleks, et hullu panna. Aga ma ei ole siin selleks, et sa pead aru saama, et teil on erinevad eesmärgid, teil on erinevad põhjused reisimiseks, te reisite erinevat moodi, et mitte nagu panna ennast nagu kõikidega ühte ja samasse nagu kompotti. Ja kindlasti, mida edasi aeg, seda vähem ma tundsin FOMO, seda vähem mul oli see, et ma pean kõike nägema, ma pean kõike tegema. Noh, lõpuks jõudsin ju Euroopasse välja, kus ma jõudsin Amsterdami, mul oli nagu, kõik küsisid, mis sa teed siin, mul ei ole õrna aimu isegi, mis Amsterdamis on, ma lihtsalt lähen kõnnin tänaval, sest et nagu see on see, mida ma teha tahan, see on see, kuidas mina naudin kohta kõige rohkem. Mul ei ole vaja neid turistide kohti, ma lihtsalt tahan jalutada. Ja siis ma jalutasin sellest Anna Franki muuseumist mööda, siis seal oli lihtsalt paksult rahvas, ma keerasin otsaringi, ma ei taha isegi nagu siin lähedal olla. Et ma tahan läbi enda kogemuse seda kohta kogeda. Aga lihtsalt tihtipeale ongi see, et eriti alguses nagu tahad kõike näha, kõik turistikohad, kõik asjad käid läbi. Aga tegelikult sa jätad nagu nii palju seda päris elamust nagu elamata läbi selle, kui sa nagu kogu aeg planeerid endal täpselt välja, et mida sa teed nüüd ja kus sa käid nüüd ja kellega sa oled nüüd. Ja see vist üldse käib kogu selle planeerimise ja selle spontaanne olemise juurde, et kui me planeerime, siis me tegelikult ei jäta ruumi, et juhtuks midagi ägedat, et mingi seiklus tuleks vahele. Tegelikult need seiklused ongi lõpuks need kõige ägedamad lood, mida me saame edasi rääkida, et issand, ma kohtusin järsku selle inimesega ja ma ütlesin jah ja siis me läksime sinna ja siis juhtus see. Et tõesti see teeb reisimis minu jaoks on nii oluline ja tavaliselt kõik, kes lähevad reisile ja kes isegi planeerivad palju, nad varem või hiljem saavad selle õppetunni kuidagi kätte, et ei ole mõtet lase lihtsalt voolata ja tegelikult elu hoiab, elu kannab nagunii. Et ja sina vist väga, nagu ma aru sain, siis sa üldse väga ei planeerinud enda reisi niimoodi.
pikemalt? väga mitte, aga noh, alguses ikkagi ma olin, aga noh, kuna ma läksin, sain Sikiga kokku, Siki oli reisinud juba tükk aega, siis ma nagu usaldasin teda, et ma ei tundnud, et ma peaks hullult nüüd nagu hakkama uurima, mida Vietnamis teha, kuhu minna ja nii edasi, sest ma tundsin, et tal on nagunii see käpas juba. Aga ma olin ikkagi alguses natuke paanikas, et nagu, et noh, et me ju peaks juba planeerima, et noh, et me juba homme peaks kuskile minema, onju. Et selles suhtes kindlasti, aga mida aeg edasi, seda spontaansemalt nagu asjad läksid, aga see jällegi oleneb täiesti kohast. Aasia mega lebo spontaanselt reisida. Eelmine aasta käisin Kesk-Ameerikas, Mehhiko, Guatemala. Euroopas käisime ka. Ei saa spontaanselt, sa pead ette planeerima, sest et muidu sa maksad ennast lolliks. Ja siis ongi see, et noh, et see on jälle nagu teine selline koht, et nagu kuidas siis leida nagu see tasakaal jällegi, kui kohad on nagu kallimad, kui sa pead mingeid asju ette planeerima. Et see on jälle teine tasakaalu leidmine. Noh, muidugi ma tunnen näiteks praegu, ma olen noh, ma ei ole kunagi sellises flow's olnud, et nagu isegi kui ma tulin Euroopasse, siis nagu isegi siin läks nagu kõik nii sujuvalt, ma ei pidanud põhimõtteliselt mitte midagi tegema, et mul tuleks mingid tasuta ööbimised, ülihead inimesed, noh nagu kõik. Et ongi nagu võib-olla, kui sa selle flow nagu kätte saad, siis tegelikult nagu läheb hästi nagu libedalt ja lihtsalt. Nii ilus. Ma tahaks korraks puudutada ka seda turvalisuse teemat, sest see on ju üks kuidagi argumente, miks inimesed ei julge reisida või miks naised ei julge üksinda veel vähem minna kuskile oma seljakotiga. Et mida sa ise tundsid, kas sa tundsid ennast turvaliselt ja kuidas sa võib-olla ette valmistasid ennast selleks, et mingisugused ei ole turvaline seal reisida või? No ütleme nii, et no Aasia on nagunii ju ikkagi päris turvaline, et ma nagu võin seda enda eelmise reisiga võrrelda, et või noh, ma pigem nagu, aga noh, eelmine reis ma tegin ka enda kaaslasega, ehk siis nagu see ei olnud ikkagi päris see, aga ma kujutan ette, et nagu üksinda oleks olnud nagu kuidagi veel jubedam, noh, te teate ise ka Mehhiko kohta, on ju. Enne Mehhikut ma siis nagu lugesin neid Facebooki gruppe ja asju ja no see on tunne, et ma lihtsalt ei astu sinna lennu peale. Sest see on nii jube tundub, seal on nii palju juhtub, nii palju jubedaid asju juhtub, kõigiga juhtub, igal pool juhtub. Siis ma olin lihtsalt mingi, mul on nagu kergem see Euroopasse jääda, vaata, et nagu selline hirm oli, mul pole vist kunagi sellist hirmu olnud. Ja lõppkokkuvõttes ma tundsin ennast Mehhikos 10 korda turvalisemalt, kui ma näiteks Itaalias ennast tunnen. Kedagi isegi Mehhikos ei huvitanud, kes sa oled, kus sa käid, noh, mis iganes. Muidugi seal on ebaturvalisi kohti, on ju. Ilmselgelt sa pead olema teadlik, ilmselgelt nagu eriti nagu nendes riikides, kus on kuidas sa ütled seda kriminaalsuse tase? Kuritegevuse tase? Ei, jah. Ja, kus kuritegevus on suur, kõrge, tase on kõrge. Väga palju tahaks puhastada asju. Ühesõnaga, et need riigid, kus on kuritegevuse nagu tase on kõrgemal, et ilmselgelt sa pead rohkem ette uurima, kuhu sa lähed ja mida sa teed ja kuhu mitte minna ja nagu mida mitte seal riigis teha. Eriti nagu, ma ei ole veel, ma ütleks sellistes riikides reisinud, aga noh, mõned on ju eriti religioossed ja nagu mis on seal okei teha ja mis ei ole seal teha, on ju. Et ette tuleb ilmselgelt uurida, noh, Aasias on ikkagi nagu lebo, et keegi üsna raske on nagu, kõige rohkem juhtub mingi rolluga õnnetusi, kui inimesed sõidavad, kui nad ei tea, kuidas sõita või siis satuvad valel hetkel valesse kohta. Ja kuidas te ise tundsite ennast nagu Mehhikos näiteks või kas teil oli ka mingid hirmud sinna minnes? Ma võin enda poole pealt seda öelda, et ma esiteks planeerimise mõttes, ma ei planeerinud üldse midagi ette. Ma teadsin, et Alex on seal. Me tegime sinuga kõne ja ma mäletan, ma küsisin sinult mingite maavärinate ja asjade kohta üldse. Ja ma tegelikult isegi guugeldanud kordagi, et kas on turvaline minna või mitte, sest ma teadsin, et okei, kui sa oled juba seal, et siis sa viid mind kurssi asjadega ja samal ajal, mida rohkem ma uurin, seda rohkem ma näen neid igasuguseid hirmujutte ja siis ma hakkan ise kuidagi mõtlema selle peale, et ma kuidagi otsustasin ära, et ma usaldan elu
ja elu hoiab mind ja minuga on kõik hästi ja ma jõuan turvaliselt tagasi Eestisse, kuigi mu vanavanemad ja kõik mõtlevad, issand Kelly, kuidas sa julged minna sinna, minu jaoks mitte mingit hirmu ei olnud. Nagu pigem oli minu jaoks hirmutav see, et kui ta lennukist tuleb stjuardess mu juurde ja ta räägib hispaania keeles, siis ma ei oska talle vastata. Et kuidas ma siis, et nagu ma tahaks, aga ma ei oska. See oli minu jaoks suurem hirm, et ma kuidagi teadsin, et mitte midagi ei juhtu. Ja ma olen väga naiivne, ma olen mõne asjaga liiga naiivne. Mingid asjad, mis ma tegin seal, kõndisin öösel üksinda koju, ma ei olnud kaine suure tee äärest. Mitte ühtegi sõpra polnud mul seal linnas. Et nagu ma tegin selliseid asju, aga jällegi ma nagu teadsin, et kõik on hästi ja kõik saab korda ja ja ma ei tea, kuidas sul oli. Ma selliseid asju ei teinud. Iseenesest kindlasti oli mingeid lolluseid ikka ette vahepeal. Aga ma ei tea, mul tegi Emps vist enamus research'i ära minu eest, kuna tema oli täiesti šokis sellest, et ma lähen. Mul tuli ka ülilampi tuli see mõte, nii et ma ei tea. Ja mul oligi niimoodi, et kuna ma sain omal koolikoha sinna, siis mul ei olnudki väga nii-öelda taganemisvõimalust. Ja siis Emps hakkas vaatama just teed ja lihtsalt ongi siis need minu lemmikud on siis Teet, Margna ja Kristjan Jõekalda. Või käisid just Mehhikos ka ja siis Emps iga kord peale uut saadet helistas. Muide, kas sa tead siis sellist asja? Ja siis sealt ma sain nagu ülipalju mingit nagu infot ka, mis oli päris hea. Sest et ma ise ei tahtnud ette midagi väga vaadata ka. Et see olekski nagu mingi minu täiesti enda asi. Ja ma ei tea, ma ei tundnud ka ennast väga ebaturvaliselt seal otseselt kordagi. Mingid korrad olid. Aga need ei olnud ka nagu inimestest lähtuvalt, vaid just, ma ei tea, ilmaolud ja mis meil oli 2 maavärinat ka selle ajal, kui ma seal olin, mida ma üldse isegi ei kaalunud, et selline asi võib juhtuda, nagu maavärinad on mingi action filmide teema üldsegi. Sest et ma ei tea Eestis, või ma ei tea üldse, sa ei pea mõtlema sellist asja, et sa isegi tule siukse asjad peale, et võib-olla nagu. Nii et ma ei tea, ei tundnud väga mingit siukest suurt. Aga tundub, et asi ongi siis selles, et nagu kui sa hakkad uurima, vaata, et siis tuleb lihtsalt, neid hirmujutte on ju nii tohutult palju ju. Ja me ju vaatasime ka, kui me olime Mehhikos vist, siis me vaatasime mingeid nagu riike, siis et nagu kuhu reisida ja kuhu mitte. Ja siis vaatasime seda USA, seda government nagu lehte. Ja seal oli järjest kõik Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika riigid nagu don't go there, kõik punases on ju. Ja siis me nagu lõpuks olime nagu, et okei, et nagu kuhu me siis minna võime, vaatasime Eesti samamoodi, don't go there, punane, mingi okei. Vaat ei ole, lihtsalt lähe. Et nagu see, nagu mis hirmu nagu inimestes nagu külvatakse igasuguste mingi uudiste ja asjadega, see on ikka meeletu. Ongi see common sense, vaata, et sa nagu pead teadma, mida teha, mida mitte. Ja nagu ikkagi, kui sa räägid kohalikega, siis tegelikult kohalikud ütlevad ka, sa võidki otse nagu jõuad uude kohta, ütled, küsid kohaliku käest, et nagu kuhu sa soovitad minna ja kuhu sa soovitad mitte minna. Ja nad ütlevad sulle täpselt ära. Sest et kohalikega tegelikult ma ütlekski, et kohalike vaatepump on palju väärtuslikum kui mingi Lonely Planet content on ju. Kuigi kindlasti seal on ka mingeid väga häid asju, aga kohalikud, ma tean, kohalikud võivad vahel tunduda ka sellised eemale tõukavad ja tõrjuvad ja muidugi üks hetk, kui sa elad kohas, kus on väga palju turiste, backpackereid, käib ilmselgelt üks hetk, nad hakkavad pinda käima veits nendest sissetungijatest. Aga samas ikkagi iga kohalik tahab ju jätta enda kodust parimat muljet ja nad teevadki üldiselt ikkagi kõik, et panna sind nii hästi tundma ja saata sind kõige ägedamatesse kohtadesse ja kui sul nagu veab ja keelebarjääriga tuleb välja, nad kutsuvad sind endale külla ja sa saad nagu nii vahetu ja nagu täiesti ebanormaalseid kogemusi sellistest kohtadest. Aga Karmen, kas sul siis, mis oli siis võib-olla kõige sellisem ohtlikum kogemus sinu jaoks? Kas oli üldse sellist kogemus selle viimase 5-kuulise reisi jooksul? Mingi esimene kutsu nagu veits. Jaa. Nagu ma ütlen alati, et ma tunnen, et ma olen väga õnnega koos
sest et minuga ei ole midagi halba juhtunud. Aga ma ütleks ka seda, et ma ei võta lolle riske. Nagu ma võtan mingeid riske, aga ma ei võta lolle riske. Kui on võimalus, et juhtub midagi, siis ma pigem ei tee seda. See ei tähenda, et mu elu jääb elamata. Ma lihtsalt nagu, ütleme nii, et mulle nagu mingi hetk ma sain aru, mis ma hakkasin inimestele ütlema ka reisides, et ma pigem nagu võib-olla siis maksan rohkem või võtan mingi pakkumise, mis võtab rohkem aega või mis iganes, aga vähemalt ma tunnen ennast turvaliselt, kui ma lihtsalt pean stressima enda turvatunde pärast. Et ma ei taha seda nagu, mul on see võimalus olemas nagu maksta rohkem. Siis ma maksan rohkem lihtsalt, et olla nagu turvatundes. Et ma saan aru, et nagu näiteks Sri Lankal oli ka see, et ma ikkagi kohtasin päris palju inimesi, kes seal kohalike bussidega nagu ühest kohast teise sõitsid, aga tavaliselt nagu ühest kohast teise sõitmine võtab seal mingi 3 bussi ja mingi 10 tundi aega, onju. Aga kuna ma ei olnud kindel, et kas ma nüüd jõuan mingi 1 päevaga ühest kohast teise ja mis saab, kui ma ei jõua ja kui ma jään kuskil ööseks, pean kuskile suvalisse kohta, no mis iganes, onju. Et ma siis parem võtan nagu maksan mingi 10 eurot rohkem ja võtan selle nagu ühise jagatud vänni siis ja lähen nagu sellega, kui ma hakkan nagu ja sõidan mingi 3 tundi, kui ma hakkan nagu siis selle 10 eurot vähema eest lihtsalt nagu stressi kaevama endale. Et pigem nagu mul ongi jah, ma olen nagu üritanud mitte nagu lolle riske võtta, siis ütleme niimoodi, et või siis mitte ennast nagu väga stressirohketesse olukordadesse panna. Et kui ma tunnen, et see ei pruugi olla turvaline, siis ma nagu pigem ma ei tunne, et ma nüüd peaks midagi tegema tegemise pärast, et kui ma ei tunne ennast turvaliselt, siis ma ei pea seda tegema. Vahet pole, et kõik teised teevad. Aga et nagu leida endasse nagu mugavustunne, et minu mugavustsoon läheb siit. Vahel on hea mugavustsoonis ka aga teiste inimeste mugavustsoon võib hoopis kuskilt mujalt minna aga mina nagu kuulan iseennast ja ongi ilmselgelt naisena või üldse ükskõik kellena siis nagu ikkagi sisetunne on see, mis hoiab sind kõige rohkem üldse reisides ja igal pool mujal ka. Absoluutselt ja ma isegi ei ütleks, et seal võib olla mugavustsoon, vaid ma pigem ütlekski seda, et kui sul on juba tunne, et sa tegelikult ei taha seda teha, siis sa lähed sellesse veits nagu negatiivse energiaga ja paratamatult siis hakkabki igast jampsi juhtuma, kui sa tegelikult teed seda, mida sa võib-olla tunned, et tegelikult ei tahaks teha. Ja mõnele sobibki rohkem mingit sellist täiesti ebastabiilset mingit riski elu elada ja mõnda see nagu ei kõneta üldse, mis ongi täiega okei ja nagu sa ütlesid ka, sellest ei jää mitte midagi elamata. Ma olen ise vist enam-vähem selline keskmine, et vahepeal ma teen täiesti mingeid sodasid otsuseid ja mingi hetk ma ikkagi tunnen ka, et ma ei ole nagu täiesti hulljulge, et okei, Savi, ma ei tea, mul tänaseks ei ole kuskil magada, ma leian mõne kena pöösa, onju. Et nagu siukest asja ma ka ei teeks, aga ongi nagu sellest vahepeal sa teedki täiesti nagu sa mõtled tagantjärgi, et nagu vau, Karmen, kes nii riskantse otsuse peale tuli, onju. Aga kui sisetunne on õige ja sa lähed sinna hea energiaga, siis tegelikult nagu sa tead, et midagi ei juhtu tegelikult, vaata. Aga kui sa juba hakkad nagu kahtlema või ei ole kindel, siis nagu pole mõtet nagu push ida. Absoluutselt. Ja mis sa just ütlesid ka, et tagantjärgi mõtled, et issand, mis ma tegin. Ma arvan, et isegi mingite väiksemate asjadega inimesed, kes sind nagu eemalt vaatavad, on mingi wow, et kuidas sa tegid. Sinu jaoks peab mingi üliväike asi olla, ongi mingi hommikul tõesti üles, mul tuli täna idee, et minna mingi õude kohta. Mul pole aimu, kuidas sinna saada, siis lähed mingit imelikku teed pidi, sa oled rahulikult kruiisid üle, et kõik vaatavad, mida ta teeb. Crazy girl. Täpselt, eriti olles samal ajal, ütleme Eestis on ju oma väikses turvalises kodus, ütleme nii turvatsoonis, kui veel olla saab ja siis vaatad neid seiklusi, mis sa teed lihtsalt nagu reaalselt ma mõtlen, et issand, kui julge, kõige julgem inimene, keda ma tean, sest et ma selles hetkes, kus ma praegu olen, ei kujuta ette ka ennast seal, aga see on juba, et
kui sa juba lähed sinna reisimise selle flow sisse, siis ongi su kõik see mugavustsoon ongi juba 3 korda laiem, kui ta muidu on, onju. Ja see ongi, mingid asjad muutuvad sinu jaoks nii tavapäraseks, mis praegu minu jaoks oleks mingi, issand jumal, kuidas see võimalik on. Et see on tõesti äge. Ja. Et aga siis see on minu lemmikküsimus, kui inimesed mul küsivad, kui ma tulen reisilt ära. Räägi mingi lahe lugu siis ka, mis juhtus. Me tahame kuulda kõige põnevamaid, kõige mingisuguseid imelikumaid, haigemaid lugusid. Spill the tea. Kõige raskem küsimus. Räägi meile lugu, neid lugusid juhtub iga päev. On ju, aga ma võin näiteks võib-olla, mis mul oleks endal ka huvitav kuulda, mida ma natuke olen võib-olla kuulnud. Igasuguseid inimesi, kellega sa kohtusid seal ja inimesed, kes sind inspireerisid veel mingit moodi. Jaa. Sest et mul on hetkel endal peas üks inimene, keda sa oled ka maininud. Nii et ma ei tea, et kui sa tunned, et sa tahad veits rääkida, siis issand, mulle ei tule meelde nüüd, kus rahvusest oli, aga oli üks... Prantslane. Okei, vist oli prantslane. Üks ülientukas 23-aastane, kes teeb elust aega mingi tegusid. Ja kui sina mulle rääkisid, siis ma mõtlesin, et okei, nii tore. Nii tore. Nii tore, et inimesed teevad oma eluga mingeid kõvasid asju. Aga samas need on need asjad, mis täiega inspireerivad ja mis sind ka veits inspireerisid. Ja no ütleme nii, et kõige nagu crazy'mad lood minu jaoks vähemalt või nagu mida mina 5 kuu jooksul õppisin ja mida elu mulle korduvalt nagu ette näitas, oli see, kui väike maailm on. Maailm on lihtsalt nii väike. Nagu see, kuidas sa võid kohata mingit täiesti suvaline lugu. Olin just jõudnud Filipiinidele, olin ühes väikses mingis külakeses isegi või linnakeses, pigem külake. Läksin hommikul mingi smuuti kohta, mingit smuutikaussi sööma. Seal oli ainult üks suur laud, mis oli nagu, kus istus üks mees. Või teised lauad olid kinni. Mingi mees istus seal. Ma läksin, küsisin, kas ma võin nagu su lauda istuda. Ta ütles, jaa, muidugi võid. Hakkasime rääkima. Tuli välja, et ta läheb järgmine päev sinna samale saarele, kus ma pidin nädala aja pärast minema. Võtsin, et davai, et nagu anna enda Instagram, et me saame nagu ühendust hoida. Võtan ta Instagrami, vaatan. Silvia Volmar. Ma olen mingi, kuidas sa Silviat tead? Me kohtusime temaga mingi, ma ei tea, 2 kuud tagasi Tais. Ma olen mingi, kuidas see võimalik mingi suvaline mees suvalises kohvikus ja siis mõelda veel, kui palju sa tegelikult inimesi kohtad, kellega sa ei jaga mingi Instagrami või midagi ja kes tegelikult nagu teavad inimesi, keda sina tead või kes on kokku puutunud või mis iganes, nagu see on lihtsalt nii, see on nagu mõistes vahepeal nagu ei hooma ära seda, kui väike maailm on. Aga jah, kui minna, mulle meeldib meeletult see lugu ka, kuidas ma kohtasin siis Filipiinidel Siargao saarel enda siis, mulle meeldib öelda soul family't, kellega ma 3 nädalat seal trippisin või elasin üldse. Oli siis, elasin dormis ja seal olid mingid äkki Korea tüdrukud, kes ei tajunud absoluutselt, kuidas nagu, mis reeglid dormis võiksid eksisteerida, ehk siis nad kella 1 olid veel tuled põlemas ja kella 4 nendel äratus helises niimoodi, et keegi peale minu seda või peale teiste ei kuulnud seda. Umbes nagu sinuga, et ma nagu kuulen teise tuppa ära ja sa oled ikka veel pool tundi magad edasi. Aga nagu dormis nagu, see oli ühesõnaga, see oli kohutav kogemus, see oli üks kohutav kogemusi minu jaoks. Ma siia vahele tahaks öelda, et ma kujutan ette, nagu minul on suht lihtne dormides või nagu hostelites siis ööbides, sest et ma magan ülisigavalt. Ja Karmenil on täpselt see, et tal on esimene mingi noot äratus kellast ja tal on ka mingi hästi vaik meditatsiooni. Mul on linnulaul äratus. Ja Karmen ka. Ja minu äratus on jõudnud 5 sekundit käia, Karmen on juba minu toas sikutab mul mingi teki välja või pealt ära ja on kurja näoga olema äratuse kinni. Ma ei kujuta ette, kui keeruline sul võib olla. Ma mingi hetk tajusin ära, et ma ikkagi pean enda kõrvatroppe ja neid silmaklappe kasutama, sest et muidu lihtsalt ei kannata. Aga siis ma veel ei olnud seda õppinud.
igatahes ja ma olin, ütleme nii, mingi 3 ööd täiesti magamata juba. Ma ärkasin mingi hommik üles ja ma olin vist, oligi mingi 3. või 4. päev Filipiinil või seal Siargao saarel. Ja ärkasin üles ja ma mõtlesin, no täna ma ei taha mitte kellegiga rääkida, ma ei taha mitte midagi teha, ma tahaks lihtsalt kõik, nagu ma tahaks nähvata kõigil ainult, onju. Ja ma ei olnud nagu otseselt nii palju veel tuttavaid ka leidnud, ma mingeid inimesi juba teadsin seal hostelis. Ja siis ma mõtlesin, okei, et ma veedan nagu tänase päeva ilmselt voodis või võib-olla lähen midagi söön ja noh, ühesõnaga, et nagu inimestest eraldi palun. Ja siis ma istusin seal või olin seal voodis pikali veel, näppisin endale telefoni. Ja siis ma järsku silmanurgast näen, et mingi suur asi ronib nagu mul laes. Noh, ma olin alumises voodis, aga nagu et minu laes siis mingi suur asi ronib, vaatan ülesse. Selline ämblik lihtsalt. Ja ma võin usse kannatada, aga no ämblikud palun ei. Ja mul oli mingi 2 sekundit aega, et otsustada, mida seal teha nagu see hetk. Ma tõmbasin ruttu enda telefoni ma ei tea isegi, miks ma seda telefoni ära ei visanud. Ühesõnaga, tõmbasin telefoni laadija tagant ära ja ma olin mingi, et okei, et nagu kuidas ma siit voodist nüüd välja hüppan, onju. Ja sama hetk, enne kui ma mõtlesin seda, siis see ämblik kukkus täpselt minu peale. Ja te võite ette kujutada, nagu ma reaalselt käisin põhimõtteliselt nagu näoli maha sinna põrandale ja ma panin nii kiiresti sealt jooksu kui võimalik. Ma olen õnnelik, et mitte keegi teine ei olnud seal ruumis samal ajal, sest ma ei oleks tahtnud, et keegi näeks seda. See oli väga arve hetk. Ja siis ühesõnaga see sama hetk astus sinna tuppa siis üks tüüp, kes seal toas ka ööbis. Ja siis ta hakkas, me muidu enne nagu, me olime näinud ikka, me ei olnud rääkinud midagi otseselt. Ja siis ta hakkas rääkima vist midagi, ma ei tea, kuidas läheb, how are you, bla, bla. Ja siis ma ütlesin talle nagu, ma ei tahtnud nagu teda panna sinna olukorda, et ta on nagu tüüp ja võiks mind aidata. Ja siis ma olin lihtsalt mingi, et mul on mingi mega suur ämblik mu voodis, onju. Siis ta mingi, okei, let me check it. Ja siis ma olin mingi, okei, thank God. Ja siis ta tuli, siis ta ühesõnaga aitas selle ämbliku mul sealt voodist ära saada. See oli väga rõve. Aitas mul selle sealt ära saada. Ei teinud teist nägugi selle peale. Ma ei tea, võib-olla ta kartis ka ämblikku. Mul pole õrna. Aga aitas mul selle sealt ära saada. Ja siis me jäime lihtsalt nagu, see kestis kõik mingi 5 minutit. Ja siis me jäime lihtsalt nagu rääkima, et mis on mingid tänased plaanid on ja nii edasi. Ta ütles mulle, et me lähme sõpradega nagu paadiga merele. Et sõbrad lähevad surfama. Tahad meiega tulla? Me olime reaalselt mingi 5 minutit, 10 minutit rääkinud. Ma olin mingi, no davai, kuigi ma olin just mõelnud, et ma ei taha mitte kedagi isegi näha tal, onju. Ma olin mingi davai, et ma tulen. Ja siis ma läksingi, ma ei teadnud absoluutselt, kes need on, kuidas ma sinna saan, kuhu nad lähevad. Ma ei teadnud mitte midagi, mul ei olnud kontakte, mitte midagi. Ma lõpuks jõudsin sinna, ma läksin nendega siis sinna. Läksime paadiga merele, siis ühte kohta, kus nad surfavad. Ja kohtusin siis inimestega nagu selle seltskonnaga. Ma olin lihtsalt mingi, vau, nad on nii ägedad. Ja siis sellest päevast peale nagu järgmised 3 nädalat me olimegi lihtsalt kogu aeg iga päev koos. Aga lihtsalt nagu see mingi fucking väike ämblik mu voodis ja et ta astub täpselt sellel hetkel tuppa sisse ja et ma otsustan talle ikkagi öelda, et mu voodis on ämblik. No, kõik need asjad nagu kokku ja ma olen nende inimestega veedan järgmised 3 nädalat ja need on reaalselt kõige parem osa mu reisist, ütleme niimoodi. Et see oli lihtsalt maagiline. Ja ongi need väiksed asjad, kuidas nagu kõik satuvad kokku. Kõik inimesed, kõik otsused, mis need inimesed teevad ja kõik otsused, mis meie kõrval olevad inimesed kunagi teevad ja kuidas need meie elu mõjutavad. Samamoodi ju, miks ma Filipiinidel läksin, sellepärast, et Siki tuli ju Filipiinidelt Vietnami. Ja nagu non-stop Filipiinid on parim koht. Ilmselgelt ma olin mingi, ma tahaks ka Filipiinidele minna. Tema pärast ma sinna läksin, kus tema selle idee sai sinna minna. Kõik need nagu kõik nagu meid ümbritsevad inimesed, ühesõnaga it's all connected, nagu see on. Ja ma arvan ka, et kõik on täpselt sellel ajal, kui nad peavad seal olema. Jaa, täpselt. Nii et ja selles suhtes ma arvan, et inimesed ka, kellel on hirm veits, või nagu
üldsegi, et mu meelest on nii huvitav mõelda, et aga kuidas minuga juhtub üldsegi saaksid sellised asjad juhtuda, et vaatad küll need, kes kõik oma mingitel ägedatel reisidel käivad, nendega juhtub midagi, et siis hakkad ise minema, kas mul ka ikka juhtub selliseid asju. Neid juhtub ja nagu nii palju, sest et lihtsalt ongi nagu reisides kõik need nagu täiesti sürreaalsed olukorrad, kuhu sa satud ja sa võidki ette kujutada, et tahaksid midagi siukest juhtuks. It's gonna happen ja see on kõige hullem või siis üldse niimoodi ei juhtu ja juhtub hoopis teistsugust, mida sa ei oskagi oodata, et aga see ongi see, vaata, et kui sa paned endale mingid ootused, siis nagu neid asju ei juhtu, sa oled kõiges pettunud. Ja ongi see, et nagu kui sa oskad tähele panna neid olukordi, sa oskad nagu neid connection'id luua, et umbes sellepärast, et mu fucking see ämblik kukkus sinna voodisse, sellepärast ma leidsin need inimesed ja ma olen nendega koos ja elan enda parimat elu siin. Sellepärast, aga paljud inimesed ei oska neid nagu punkti isegi kokku viia. Nad ei mõtle nagu sügavamale, nagu kuidas nad siia jõudsid. Ja ma ütleks, et nagu selle läbi nad ka ei mõista nagu seda maagiat tegelikult nagu, mis meie eludes on. Et kui sa hakkad nagu aru saama, kuidas nagu kõik ühendatud on, kuidas mingid asjad juhtuvad, miks nad juhtuvad, siis sa saad ka aru, kui imeline tegelikult nagu see maailm on ja kui imeliselt elu töötab lihtsalt. Ja no mingid olukord olid ilmselgelt mu reisil ka, kus ma küsisin enda käest, et nagu miks selline asi pidi praegu juhtuma. Noh, ei ole, ma ei tea, kõige positiivsem asi või ei oodanud, et selline asi juhtuks. Ja mul ei ole enam nagu see, et ma nagu küsin nagu mingi rammestunult nagu, et nagu miks selline asi pidi juhtuma. Ma olen lihtsalt mingi davai. Bring it on. Ma tahan näha, miks see asi pidi juhtuma. Ma juba tahan, et oleks mingi 2 nädalat hiljem. Okei, reisidesse käib mingi 3 päevaga, võib-olla 2 päevaga või 24 tunniga, kus sa nagu saad juba aru, miks mingi asi juhtuma pidi. Aga lihtsalt see, et sa oskad nagu märgata, sa oskad elult küsida, sa oskad nagu tähele panna, miks mingid asjad juhtuvad. Nagu see on see kõige imelisem asi tegelikult üldse selle kogu reisimise juures. Ja see võtab ka, ongi täpselt, et midagi juhtub võib-olla, mis ei ole kõige meeldivam. Ja selle asemel, et olla frustreeritud või kuidagi pahane mingi asja pärast, sa saad kära, et okei, tegelikult see juhtus minu jaoks. Ma veel ei mõista seda, ma veel ei näe seda, aga ma tegelikult tean, et kõik juhtub minu jaoks. Seega sa ei ole ka selles emotsioonis nii pikalt, sa lihtsalt tuled sellest välja, et okei, ju siis ma pean siin olema, ma pean seda kogema, vaatame, mis saab. Et see kuidagi selline uudishimu nagu käib sinna juurde. Ja ülipõnev. Aga mis me mainisime Prantsuse meest ikkagi, ma tahaks ikkagi teada, mis temaga salapärane Prantsuse tüüp. Ei, sest et minu meelest ongi nii huvitav, et kõik need nagu mingid nagu ongi ebanormaalsed inimesed, kellega sa nagu kohtad ja sa ei teagi nagu, kuidas nad tegelikult muudavad su elu. Ja ma kujutan ette, et nagu ongi tehniliselt tegelikult iga päev kohtud mingite inimestega, aga lihtsalt need 1 või 2 korda, mis me sinu tripi jooksul suhtlesime, et siis mul jäi see täiega meelde, sest et see nagu lõi mind ka isiklikult veits. Arusaadav täiega. Ja ühesõnaga, mis kogu siis lugu nagu või kuidas mulle siis meeldib seda jutustada, see on jälle see, et nagu kuidas sa nagu tagasi mõtled asjadele. Et nagu mina panin enda reisile kindlad intentionid. Siis fookuse justkui seadsid või kuidas sa nimetaksid seda? Ma ei ütleks seda fookuseks, ma ütleks nagu soov. Nagu minu jaoks intention on see, et nagu sa mõtled, mida sa sooviksid mingist asjast saada, mingist kogemusest saada ja sa ei keskendu sellele, sa ei nagu otseselt ei tööta selle nimel, ei otsi seda, vaid sa lased selle, nagu mu isale meeldib öelda, siis lased selle universumisse ja siis ta tuleb sellel hetkel, kui sa valmis oled selle jaoks. Et mina nagu panin ka kindlad intentionid endale ja üheks minu intentioniks oli siis see, et ma mõtleksin või ühesõnaga jõuaksin siis millegini, mida ma tahan enda jaoks siis üks päev teha. Enda mingi business või lihtsalt nagu midagi, mida ma armastan teha või noh, kuskile nagu jõuda enda nagu mõtetega, et nagu kuhu suunas ma tahan elus ja võib-olla just nagu karjäärialaselt nagu liikuda. Ja ma panin selle intentioni, ma isegi ei mõelnud seda, jällegi unustasin ära üldse, et mul selline intention oli, kuni ma siis jõudsin sinna samasse Sergaole.
olin veel isegi esimest korda ööbisin coworking hostelis, kus olid nagu enamus siis digital nomadid, mis oli meeletult inspireeriv kogemus. Ja sealsamas ma siis kohtusin selle grupi inimestega, kus siis üheks sinu soul family'ga siis jah? minu soul family'ga ja siis tegelikult seesama tüüp, kes aitas mul seda ämbliku toast välja saada, tema oli siis selle sama prantsuse tüübi sõber, ehk 2 prantsuse tüüpi oli seal seltskonnas. Ja see, kes aitas seda ämblik, ühesõnaga tema oli ka lihtsalt läinud selle tüübi pärast sinna, nad tegelikult ei olnud isegi nagu sõbrad varem otseselt. Ühesõnaga see on nagu, it's all connected. Nii, ja siis olime selle seltskonnaga. Ma saingi nendega niimoodi tuttavaks, et mingi paar päeva seda, kui ma tuttavaks sain, siis see üks prantsuse tüüp, Hugo on ta nimi, ta siis avas enda online surfikooli. Ta on 23-aastane. Sul on nii valus seda kuulata. Ta on 23-aastane. Ta on viimased 3 aastat selle nimel tööd teinud. Nagu full on. Ja tegelikult ta sai selle mõttega, kui ta käis siis 3 aastat tagasi Sõrgaol, siis tal nagu täiesti lampi tuli see mõte. Siis ta hakkas selle nimel tööd tegema. Ja siis seesama nädal jah, siis paar päeva hiljem, kui ma nendega kohtusin, siis ta siis launch'is selle online kooli. Ja nagu alguses, ma ei saanud aru üldse nagu, nad rääkisid küll sellest nii suur asi, aga ma ei saanud nagu aru täpselt nagu, miks see nagu nii suur asi et nagu ma enda töö juures ka nagu launch'in koolitusi, vaata, et nagu see ei ole nagu, et ei ole nagu nii suur asi ka. Aga mingi hetk ma sain nagu aru, et okei, ta on 23, ta on viimased 3 aastat pühendanud ennast nagu 100% ja megalt hustlinud lihtsalt selle jaoks, et ta jõuaks sinna kohta. Ja mida rohkem ma teda tundma õppisin, seda rohkem ma nagu kuulsin selle kohta, seda rohkem ma sain aru, et nagu see, kuidas ma näen teda praegu, on nagu, et ta ei ole nii-öelda lebo isegi olnud viimased 3 aastat, ta ongi lihtsalt tööd teinud. Mina nägin teda, et ta käis igal pool meiega kaasas, käis pidudel, käis nagu tegutsemas ja nii edasi, aga nagu varasemalt seda ei olnud isegi. Eks ma nagu ei näinud seda eelnevat aega, siis mulle võib-olla ei jõudnud nii palju kohale. Aga mida rohkem ma temaga koos olin, seda rohkem ma sain aru, kui inspireeriv inimene ta on. See oli lihtsalt meeletult nagu see, kuidas ta räägib asjadest, nagu see, kuidas ta räägib nagu nii südamega ja pühendunult sellest, mida ta teeb, oli nii inspireeriv. Ja siis me tegelikult viimasel nädalal me läksime tagasi siis sinna põhjaosasse Sõrgaole. Ja siis me käisimegi mingi hommik vist surfamas ja pärast surfamist jäime lihtsalt sinna surfilaua külge ulpima ja juttu rääkima ja mingi hetk me rääkisime, ma ei mäleta isegi millest, aga mingi hetk mul lõi nagu pirn põlema peas. Et sellepärast ma pidin siia jõudma ja sellepärast ma pidin seda inimest kohtama, et tema aitab mul välja nagu mõelda või nagu tema inspireerib mind, kuhu mina tahan edasi minna, mida mina enda eluga teha tahan. Sest et ta oli juba lihtsalt enda jagamistega mulle nii palju mõtteid andnud, nii palju inspiratsiooni andnud, et ma tahan ka niimoodi, ma tahan ka umbes enda asja teha, ma tahan jõuda sinna, ma tahan kõike seda sama kogeda, vaata. Ja siis me ulpisime seal ja mul oli seda pirni põlema, ta midagi ütles mulle, ma olin mingi oot. Ma sain just nüüd aru, miks ma siin olen. Ta oli mingi, mis toimub? Ma olen mingi, ma tean, miks ma sind kohtama pidin. Ta on mingi, mis asja sa ajad? Ma olin mingi, sellepärast ma pidin sind kohtama. Ta oli mingi, okei. No ma olin väga excited, nagu see, lihtsalt need hetked, kus sul löövad see pirn põlema, et miks ma pean siin olema, miks ma pidin nende inimestega kohtuma. Ja jah, nagu ta ikka aitas mind megalt, ta võttis isegi nagu aega, kus me lihtsalt istusime mingi terveks pärastlõunaks ja jutuks maha, panna mingid minu mõtted kirja, mingid ideed, mis iganes ja aitas nagu meeletult edasi jagas see, kuidas ta jagab enda kogemust, kuidas ta enda asju on teinud, et ei ole seda, et mingi, et ma tegin ära ja ma nüüd kellelegi ei ütle, kuidas ma seda tegin,
vaid lihtsalt ta räägibki nii avatult nagu tee seda, tee niimoodi, niimoodi, niimoodi. Ja ma olen nagu lihtsalt, noh, ma olin nii energiat täis pärast seda, et nagu sealt, mis kõik nagu sellest kohtumisest või nagu temaga koos veedetud ajast nagu edasi hakkas minema, oli lihtsalt tume pall hakkas veerema nagu, et see oli nii tore. Ma olin nagu kõige paremas kohas endaga, ma olin nii energiat täis, ma olin mingi I can do this nagu, et ma saan kõigega hakkama, nagu kui tema sai lihtsalt mingi prantsuse poiss nagu lihtsalt võtab kätte, teeb ära, ma saan ka kõigega hakkama. Et lihtsalt ongi vahepeal nagu kuulad inimesi ja see on nii tore, kui sa kohtud selliseid inspireerivaid inimesi, kes tahavad jagada. Et jah, mega äge. Väga kihvt. Täiega äge. Kas sa tahad jagada ka seda kohta, kuhu ta aitas sul jõuda või selle selguseni, et kuhu sa lõpuks välja jõudsid? Ja mul ühesõnaga kogu selle, ma võtsin pärast seda veel täiega aega ja töötasin enda sees mingid asjad läbi, aga kindlasti nagu tuli ikkagi kergusega nagu see mõte, mis mul sealt tekkis. Oli siis see, et hakata pakkuma siis ütleme nii, ma ei ole seda nimetustele otseselt välja või pannud paika, mis see olla võiks, aga põhimõtteliselt travel coaching või siis traveling mentoring ehk siis mentordada või coach ida inimesi, kes tahavad siis backpackida, solo travel ida, noh, pigem nagu keskenduda sellesse valdkonda ja aidatagi inimesi, et kuidas alustada, kuidas mingit töö leida, budgetit teha, raha save ida, minna üldse, kuidas reisil hakkama saada, kuidas koju pärast tagasi tulla. Et kuna ma olen seda kõike nagu ise läbi teinud ja nii palju inimesi, kes mulle tegelikult kirjutab kogu aeg, kuidas sa teed, mis tööd sa teed, kus sa enda töö leidsid, kuidas sa raha kogud, kuidas sa seljakotti valid, kuidas sa planeerid kõiki neid asju, siis ma olin mingi, et aga nagu, et mulle nii meeldib neid inimesi aidata, kes mu käest vähegi midagi küsivad, et nagu miks ma siis ei võiks seda siis nii-öelda enda asjaks teha, et mulle nii meeldib inimesi aidata ja mulle meeldib reisida ja nagu kõik nagu need kaks asja kokku panna, siis nagu kui ma selle idee peale tulin, ma olin mingi jep, this is for me. Issand, kui äge, nagu ma mäletan, sa ütlesid mulle ka selle ja ma olin lihtsalt nii elevil, sest minu jaoks see tundus lihtsalt 10/10 ja nii loogiline, et sa midagi sellist ütled, et sa tahad teha, sest ka mina ju enne seda, kui ma läksin siis elus justkui suurimale reisile, milleks oligi Mehhiko ja enne seda Portugal, ma konsulteerisin sinuga päris palju, ma küsisin sult seljakottide nõu, ma küsisin sult mingite nende kompressioonikottide kohta, ma küsisin sult isegi sinu pakkimisnimekirja, ma küsisin Karmenilt kõike. Ja ma olen nii palju enda pakkimisnimekirjaga laiali saanud. Ja reaalselt ja tõesti, ja ma sain nii palju abi, et minu jaoks läkski reisimine nagu 3 korda lihtsamaks lihtsalt, sest et sa päriselt ka aitasid, et sa ei öelnud lihtsalt ühe lausega, vaid sa saatsid mulle nii palju erinevaid linke, lehekülgi, me tegime sinuga, ma ei tea, kõnesid, et see tundub nii loogiline. Mul oli nagu kohe see usaldus olemas sinu vastu ka, et ma päriselt saan sinult abi ja sul silmad säravad, kui sa saad aidata. Et ma ka praegu juba julgen öelda, et kui kas sa seda kuulad või vaatad ja sa mõtled, et sa tahaks minna, aga sul on mingeid küsimusi või ongi mingid hirmud veel ees, siis Karmen is your go-to person selleks. Juba julgen seda öelda 2 käega poolt lihtsalt. Et aitäh sulle. Jaa. Rõõmuga. Ja ma arvan ka, et ja minul tundub ka see nii kuidagi selline loomulik lahendus sellele, et ma ei tea, ma ise ei oleks küll tulnud kunagi siukse asja peale, aga it makes so much sense, et ma arvan, et see idee pidi üks hetk sinuni jõudma ja ma arvan, et siit saab alguse mingi äge asi. Ma arvan, jah. Kindlasti loodetavasti, jah. Ja see on nii äge, et sa pidid minema justkui teise maailma otsa selleks, et sa jõuaksid selle ideeni, mis on nii huvitav, sest et ka mina ja Alex pidime minema teise maailma otsa, et me kohtuksime ja et me istuks praegu siin ja salveseks podcasti. See on nii naljakas kuidagi. On tõesti.
aga nüüd justkui tegelikult jutud hakkasid kõige põnevamaks minema, onju. Siis tegelikult hakkab meil saateaeg otsa saama. ja me peame lõpetama ikkagi siis, kui on veel kõige põnevam, et kindlasti Karmenit tagasi kutsuda siia saate, sest ma tean, et sa kindlasti ei ole lõpetanud oma reisimistega, aga meil ei lase sul enne minna, meil on viimased küsimused, mõned küsimused, mis me kindlasti tahame sult küsida veel. Nii et kas sa oled valmis, meil on siin märkmik ees, kus meil on need kõik kirja pandud. ikka. Kõigepealt, kas sul on mingid raamatud või podcast'id, mida sa tahaks välja tuua, mis on sind mõjutanud kõige rohkem just nimelt selle reisimise juures või inspireerinud reisima, mida sa soovitaksid väga kuulajale ka? Podcast'e niimoodi nagu ei olegi, aga kui sa küsid, siis tegelikult esimene mõte, mis mul alati pähe tuleb, on see raamat, mis Sassu mulle ükskord andis kunagi väga ammu. Tom Valsbergi raamat Kuidas rännata ilma hirmuta. See on piibel reaalselt. Ja see on piibel. Ja ma mäletan, sa lugesid seda, sa olid nii vaimustuses, ma olin mingi, anna mulle ka. Ma olin nii vaimustuses, ma ostsin pärast seda endale. Meil on kodus 3 eksemplari. 3 eksemplari kodus. Ja ma siiamaani loen seda vahepeal. Sest see on nii inspireeriv, lihtsalt sa oled nagu, sa saad aru, kui palju siin maailmas võimalik on lihtsalt. Ja isegi kui nagu, ma ei tea, see, kuidas Tom reisis kunagi ja kuidas ma reisin praegu, võivad olla täiesti erinevad, siis nagu, siis ikkagi see on nii inspireeriv. Et see on kindlasti nagu üks raamat. Ütleme nii, et isegi kui sa poole peale selle raamatuga jõuad, sa juba tahad Eestist ära minna. Ja esimesed paar lähtsid juba mingi, okei, vaikselt tahan Skyscanner kõrval lahti, loen natuke veel, millised seljakottu mul on. Ja see on ikka meeletu, see ikka tõmbab nagu niimoodi. Issand kui, ma korraks ütlen, et Sass inspireeris mind ka. Niimoodi, et ma läksin ühel päeval Telliskivi mingisuguse kirbukasse ja ma nägin seda raamatut, ma ei plaaninud mitte midagi ostma. Ja see oli 10 eurot ja ma ei mõelnud 2 korda, ma lihtsalt võtsin selle raamatu ja ma ei ole veel jõudnud alustada sellega. Ma tean, sa oled mulle öelnud, et alusta. Aga see on mul aknalaua peal ja oota, et ma seda loeksin. Mega äge ja mul on nii hea meel kuulda alati, kui inimesed minu meeldi, sest ma ei ole raamatute lugeja, ma ei ole üldse nii, et kui mulle mingi raamat meeldib, siis see peab olema. Mulle tuleb terve maailm ka. Ja sellest kuulebki terve maailm. Ma ei tea, raamat, ma loen aastas ühe raamat võib-olla. Veits parandada ennast selles. Aga selle raamatuga on küll niimoodi, need on mõlemad Tommi raamatud on nii vahvalt kirjutatud ka. Ja mul on telefonis on üks kaust kõigist nendest 3 raamatust, mis ma olen elu jooksul lugenud, kus mul ongi nagu nii paljudest lehtedest, mul on tehtud pilti ja mina olen täiega seega, kes kõige märgib ära ja kui ongi vahepeal mingi hetk, kus on ma ei tea, mis tahaks teha, siis loed jälle sealt, sul on jälle nii täiesti suvalised laused, kus sa loedki, ma ei tea, need on, eriti need Tommi raamatud just ongi nagu nii kihvtilt kirjutatud ka. Ütleme nii, et ära seda Kelly enne lugema hakka, kui sa ei ole valmis Eestist ruttu ära minema. Okei, on meelde. Sest et pärast seda sa tahad kindlasti minna kohe. Aga siis teine küsimus. Kui sa unustaksid praegu ära selle, et sul on ajanappus, et sul on rahanappus, et sul on kõik ressursse nii emotsionaalselt, finantsiliselt, ajaliselt, kõiki ressursse on sul piiramatult ja meie Kelliga saadame sind homme ükskõik kuhu sa ütled praegu, siis kuhu sa läheksid ja miks? Nii tore, te võiksite, nagu kui ma vastan ära, siis te võiksite öelda mingi, üllatus, nüüd on sul pilet. Sponsored by. Ja just ma küsisin seda, siis see kõlab täpselt niimoodi. Võib-olla kunagi. Ma poome need vastused kokku. Ei, tegelikult on üks koht, mis on mul peas olnud pikalt ja eriti intensiivselt viimasel ajal, on Uus-Meremaa. Ja miks ma sinna minna tahan, lihtsalt kutsub millegi pärast. Et kui paljud inimesed lähevad Austraaliasse, siis ma tahaks Uus-Meremaale minna. Aga mulle meeldivad ka väga kohad, kus on nii mäed kui ookean, nii et see nagu tundub
perfektne koht minu jaoks . väga äge , väga kihvt ja ma ütleks isegi , et natuke võib-olla kuidagi minu jaoks võib-olla ootamatu vastus , jah , et ma kuidagi oleks arvanud , et ma isegi ei tea tegelikult , mis ma oleks arvanud , et sa ütled . aga võib-olla just see ja sinu tuleviku reisi mõtteid arvestades ma oleks kuidagi arvanud , et äkki on teistsugune koht . aga üliäge , aga see jah , tore ja vahva . kahjuks meil piletid sulle välja võluda pole , aga ehk saame kunagi kuulda sinu seiklustest Uus-Meremaal . kindlasti , ma kindlasti lähen sinna , aga kes see teab , millal . ja , aga kas sul on , kui sa oled reisidel käinud , kas sul on mingid kindlad äpid välja kujunenud , ilma milleta sa ei reisi , mis alati peavad justkui olemas olema , kui sa lähed reisile ? näiteks nagu Tinder . see alati ei pea olemas olema , aga vahel see aitab välja küll . issand , ma olen täpselt see inimene , esiteks , kellele ei meeldi kasutada igasuguseid tehnilisi variante , vaid noh , pigem nagu kasutada , ma ei tea , keegi just rääkis mulle , et on olemas selline äpp , et sa ei pea tegema kivipaberkäärid , vaid sa saad tõmmata selle äpi ja ühesõnaga ta valib , ma olin mingi okei . it's easier to do . ühesõnaga , et ma hoian tavaliselt nendest äppidest eemale . esiteks sellepärast , et ma ei ole nagu see fänn väga . ja teiseks sellepärast , et mul ei ole lihtsalt telefonis ruumi kunagi . väga point . aga ikkagi , mis mul kogu aeg terve see reis on olemas olnud , on , mina kasutan sellist äppi nagu Tripcoin , kus ma siis panen kõik enda kulutused kirja ja mis hoiab nii-öelda siis näitab mulle mingid , palju ma kokku olen kulutanud , palju ma päevas tavaliselt kulutan , mis kategooriatesse palju ma kulutan , ta arvutab nii-öelda ise ka välja kõik , noh , teeb selle valuuta kalkulatsiooni ja nii edasi . aga neid äppe on nii palju erinevaid , mina olen lihtsalt , kuna Sikil oli Tripcoin , siis ma tõmbasin Tripcoini , aga neid on kindlasti megalt palju veel , mis on ülihea veel , kui sa reisid mitmekesi või kahekesi , siis kasutada Splitwise'i , mis on samamoodi , et sa saad ära jaotada ja te kasutasite seda . et sest , et muidu lihtsalt läheb nii segamini , et Splitwise saad kõik sisse panna , palju üks maksis , palju teine maksis ja mingi kuu lõpus ära ja nagu see arvutab sul ise välja , kes kellele lõpuks võlgu on siis . et see on ka kindlasti meeletult hea , kui koos reisida . see on ja ülihea point . et see on jah küll mingi igapäevane asi , mida kasutada . jah , aga kindlasti jah , nagu enda kulutuste silme peal hoidmine , et see on nagu minu jaoks üks kõige olulisem asi , mille peale ma olen nõus ka enda telefonimälu raiskama . siis üks võib-olla natuke totter küsimus ka . et minu meelest mina kuidagi mingisuguseid asju , mis ma olen oma reisidel selgeks õppinud , võivad täiesti mingid suvalised asjad olla , assotsieerin ka mingite kindlate kohtadega . nii et siit on mu küsimus see , et mis on mõni huvitav oskus , mille sa oled mõlema reisi juures omandanud ja see võib olla täiesti mingi suvaline asi . ma võin näiteks tuua , et kui mina Saksamaal elasin , siis ma ei joonud seal teistega koos alkoholi , aga meil olid ikka , kuna 16-aastased võivad ju seal tarbida lahjasid alkohole , siis olid kogu aeg mingid õllepudelid ja siis ma sealt poiste käest õppisin ära , kuidas teise pudeliga pudeleid avada . ja ma olin nagu mingi baaridaam seal , käisin , avasin kõigi õllest , sest et ma olin just ära õppinud selle . nii et see on jah , siiamaani on ülihea skill see . ja nüüd ma mõtlen , et minul täiega assotsieerub see , et ma Saksamaal õppisin siukse täiesti , no võiks öelda , et kasutu asja , tegelikult on ülikasulik oskus . aga jah , see võib olla täitsa mingi tote . mul nagu mingit totrat oskust ei tule isegi pähe , kindlasti ma õppisin midagi , aga nagu esimene asi , mis mulle nagu pähe tuleb , mis minu jaoks oli lihtsalt nagu vau , Karmen , sa tegid jälle ära , oli rolluga sõitmine . ma nii kartsin seda , ma teadsin , et ma lähen Aasiasse , ma pean selle selgeks saama , aga samal ajal nagu mu peas oli kogu aeg kahtlus , ma nii kardan seda , et ma ilmselt ei tee seda kunagi ära
veel vähem, et ma hakkan kellegi teisega sõitma, et nagu keegi istub mul taga. Aga räägid inimestega, siis inimesed panevad sind lõpuks rollu peale, hakka sõitma ja suruvad sind lihtsalt mugavustsoonist välja. Ja issand jumal, terve see aeg, vahet pole, kui palju ma olin sõitnud, iga kord, kui ma rolluga sõitsin, ma lihtsalt olin seal, sõitsin, suu oli naerul mingi, ma päriselt sõidan rolluga. Ja see on nii vabastav ja nii ilus ja nii mõnus tunne. Et tõesti, issand, ma juba mõtlesin, ma tulen Eestisse, ma ostan enda rollusin ja nii edasi. Siis ma sain aru, et Eestis ei ole nii turvaline sõita rolluga kui Aasias, nii et ma ei hakka seda siin tegema. Aga see oli küll üks asi, ma olen nii uhke enda üle, et ma selle ära tegin. Oi, mega äge. Väga. Aga nüüd, Karmen, kõige olulisem küsimus sulle. Kuhu nüüd järgmisena? Hetkel on mõte suunduda Lõuna-Ameerikasse. Okei. Millal? Kui pikaks? Millal? Kellega? Kuidas? No miks on väga lihtne, sellepärast et ma kohtusin nii paljude toredate Lõuna-Ameerika inimestega lihtsalt, et ja see on alati mul mõttes olnud. Ja kuna mul on nüüd seal inimesed ees, mulle meeldib öelda, et mul on igas riigis paar turvameest, sest et ma natuke kardan ikka sinna minna. Kuigi ma tean nii palju ka naisi, kes üksinda tegelikult on Lõuna-Ameerika läbi käinud. Et seal kindlasti on jälle, peab natukene teadlikum olema, aga mul on nii palju toredaid inimesi seal ees ja ma tahan neid kõiki näha ja kallistada ja nagu näha nende kultuuri, minna nende peole või pidudele kindlasti ja üldse nagu ladina inimesed, Hispaania inimesed on lihtsalt nii minu inimesed. Et ma tean, ma lähen sinna nagu koju, ma tean seda. Nüüd on järgmine asi nagu rolluga oli seekord, siis järgmine kord on hispaania keelega seesama väljakutse. Mida ma nii kardan, aga ma tean, et ma pean ära tegema selle, et ma pean selle selgeks õppima, ma tahan seda nii väga selgeks õppida. Aga see selgub vaikselt aja jooksul, millal ma sinna jõuan, kuidas ja nii edasi. Aga praegu on sellised mõtted. Ma arvan, see on juba see, et kui see sul mõttes on või kui sa ära otsustad selle, et ma ei tea millal ja kuidas ma sinna lähen, aga ma tean, et ma lähen, siis elu hakkab kuidagi mängima sulle neid õigeid kaarte ette, mis lõpuks, et sul ongi jälle see ideaalne punkt, kus sul on need, mind ei hoia tegelikult mitte miski enam Eestis kinni ja ma saangi tegelikult minna. Ja no see ongi see, et see lõppkokkuvõttes nagu kui sa sead endale mingi intentioni, sa ei pea ise mitte midagi, on hea, kui sa paar asja ikkagi tee. Mingid sammud pead ikka ise tegema, et nagu veits uurida ja rääkida võib-olla inimestega, onju. Aga lõppkokkuvõttes nagu sa ei pea tegelikult midagi tegema, see tuleb sinuni, kui on õige aeg, õige koht. Et ma sellest usaldan elu, et see juhtub siis, kui ma olen valmis selleks. Nii tore ja mega äge. Ja nii vinge ja sama. Ja ongi ülimõnna vestluseni, ma tunnen, et vähe sellest oli põnev kuulata su asju, mis sul siis juhtus ja mis toimus. Ma sain ise ka ülipalju targemaks tegelikult mingitest mõtetest ja väga äge. Aga siis veel kõige viimaks, kui inimesed tahavad hoida sul silma peal, kuidas nad näevad su pühapäeva recap'e? Ja nüüd nad kahjuks said läbi just mõneks ajaks, ei tea kauaks. Aga ikka Instagramis olen kõige aktiivsem, aga samamoodi nüüd üritan hakata TikTok'i tegema, sinna noorte seltskonda sulandada. Et natukene rohkem võib-olla nagu reisimisest nagu jagada, sest et Instagramis ma ikkagi, pühapäevased recap'id on üks asi, kus ma jagan ikkagi suht nagu isiklikumalt, aga teine asi on postitusi ma teen ka nagu ikkagi alati mingi mõttega, et ma jagan enda mõtteid, mis ma olen nagu peas käinud ja mis ma olen avastanud ja millega ma struggle'in võib-olla sellel hetkel. Et ja Instagram ja kuidas nad leiavad su sealt?
Karmen Vikat . Karmen Vikat , väga kerge . et ja , jah , üliäge . väga vinge , davai , läbi minema . ja Karmen , aitäh sulle . suur tänu , et sa tulid meie värskesse podcasti jagama oma ülivärskeid mõtteid ja tundeid oma viimasest tripist ja ka muudest reisidest natuke . ja ma tõesti väga loodan ja ma olen päris kindel , et nii kuulaja kui vaataja sai siit midagi ja võtab mingi mõttetera või selle energia siit endaga kaasa või et see andis mingisuguse lõpliku kuidagi jõu sellele otsusele , et kui keegi tahab ise kuskile reisile minna , et siis ta sai siit midagi ja kui ma arvan , tekkis veel küsimusi , siis inimesed saavad sulle otse kirjutada . @Karmen Vikot Instagramis . ja tõesti , et kui sa said siit midagi ja kui sa tunned , et sa tahad seda , sul on keegi mõttes , kes võiks ka sellest midagi saada , siis täiega lihtsalt share'i temaga seda , et selleks me ju seda siin teemegi , et jagada inimestega neid ägedaid teisi inimesi , kes siis reisivad ja saavad neid lugusid sinuni tuua ja samal ajal , kui sa tunned , et sa tahaksid meie podcast'il aidata jõuda rohkemate inimesteni , siis lihtsalt võta Insta lahti ja share'i seda enda story's ja kindlasti tag'i ära meid @kuhunud . et me tõesti , me tahame , et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni . et võtta ära neid hirme kõige selle kauge ja tundmatu ees , et tõesti see ju tegelikult on kõik nii tehtav ja äkki saame kellegi unistuse sellega täita , kes tahaks väga minna reisile . ja põhiliselt ka ju inspireerida teisi ka , kes võib-olla vajavad mingit väikest lüket või meeldetuletust . ja täpselt , aga aitäh teile , et te mind kutsusite , nii tore . jälle sain midagi enda mugavustsoonist väljas teha . ja jah , et kui kellelgi on mingeid küsimusi tekib , tahab enda reisi kohta midagi teada või tahab minu reisi kohta midagi teada , siis ma alati vastan kõigile küsimustele ja jagan suurima heameelega enda kogemusi , enda nippe , enda trikke . nii tore , mega vahva . jaa , aga ma arvan , et tõmbame otsad kokku ja praegult siis järgmise osani , kus on juba uus külaline ja uued põnevad reisilood . Davaiks . tšau . tšau .